ja mehed räägivad meestest. Ja miks just mehed meestest ja miks just mina ja Igor, sest me tegeleme meestega igapäevaselt. Ja meile, kui selle ala ekspertidele võiks öelda, räägivad mehed ära selle, mida nad ei räägi oma sõpradega, mida nad ei räägi oma naistele. See on see, mis toimub tegelikult mehe hinges päriselt. Just. Et meie juures mehed julgevad olla avatud, olla haavatavad, et nad julgevad seda sellepärast, et me ei anna hinnanguid, me püüame neid toetada ja tänu sellele koguneb meie kätte täiesti unikaalne info selle kohta, mis meeste hingedes toimub. Et teatud mõttes selline meeste hingede inseneeria ja sellest lähtuvad küsimused tulevad täna teemaks. Ja kui nüüd rääkida täpsemalt, siis sotsiaalsed ootused, mis on ühiskonnas meeste poolt nagu tajutavad, me proovime analüüsida seda, kas need ootused on päris, kas need ootused on, võib-olla mõned ootused on sellised, mida mehed tajuvad, aga tegelikult ei ole, aga võib-olla on vastupidi, mõned isegi ei taju, aga nad on. Me proovime rääkida ka sellest, et miks siis mehed elavad sellises stiilis, et ma pean ja minimaalselt on nende elus tahan, kust see tuleb, mis on sellise elustiili tulemus lõppude lõpuks, et kui inimene on elanud 10-20 aastat kogu aeg selles stiilis, et temalt keegi midagi ootab ja ta teeb seda sellest lähtuvalt, et ta peab seda tegema, kuhu see kõik jõuab, millised on need meeste mured, kuhu nad sellise nii-öelda suhtumise ja stiiliga on siis jõudnud. Me proovime rääkida ka sellest, et kes siis selles süüdi üldse on? Kust kohast see üldse tuli? Me räägime sotsiaalsed ootused, aga kes see sotsiaalsus on selles mõttes? Kas need on naised või on vanaema või on ühiskond või ajaleht või kool? Kust kohast see üldse tuleb? Ja proovime siis leida ka lahendusi, et mida siis üldse teha? Kas üldse on lahendusi? Kas on lootust? Meie loomulikult arvame, et on. On ju, Igor? Me isegi teame, et on. Just. Nii et me alustamegi sellest, et me räägime ka oma kogemust sellest, et kuidas meie oleme mehi aidanud, kuidas meie seda kõike näeme, millised on meie meeste lood olnud ja alustuseks räägime natukene ka endast, et miks me üldse seda arvame, et me siin võime arvamust avaldada ja ma alustan siis endast, et nagu ma ütlesin, et ma olen teraapiat ja coachingut minu kontekstis, siis see on olnud rohkem selline ettevõtjate coaching, aga ka ettevõtjate probleemid väga tihti nad jõuavad täpselt samadesse kohtadesse, mis teraapia klientidel. Selle põhjused on tihti ka suhetes, lapsepõlves ja oma suhtes oma näiteks abikaasaga. Ja kui need suhted lankavad, siis on väga raske äri ajada, väga raske on keskenduda äriküsimustele. Ja niimoodi siis ütleme 13 aasta jooksul, mis ma olen neid teraapiaid ja coachingut teinud, kui ma vaatan siis oma nende klientide hulka, siis mina võin julgelt öelda, et kuigi räägitakse, et mehed ei taha teraapias käia, aga minu statistika näitab ikkagi see, et tänaseks päevaks on mehi rohkem kui naisi. Ja ütleme siis need teraapiaviisid, mis me seal teraapiates teeme, eks me võtamegi selle mehe elu osadeks, vaatame, kust mingid mured algasid ja püüame siis neid analüüsida, neid nii-öelda tervendada, muuta, õiget infot mehele jagada, kui tal on infopuudus väga tihti, lihtsalt selgub, et mehel lihtsalt ei ole infot, mitte kunagi keegi pole mitte midagi talle rääkinud mingitest olulistest asjadest. Nii
sellises võtmes käibki meeste aitamine, et nad kõigepealt saavad ennast tühjaks rääkida üldse. Väga tihti on see esimene kogemus üldse elus mehel. Et teda keegi viitseb üldse kuulata tõsiselt, hukka mõistmata ja sealt hakkab vaikselt siis see jää sulama. Aga ma annaks nüüd sõna ka Igorile, et ennast tutvustada ja rääkida, et kuidas sina meestega töötad. Ja aitäh, Martin, ja hea meel on tulla ja vestelda sinuga niimoodi mees mehega ja rääkida nendest asjadest, et ka minu töö on igapäevaselt täna meeste nõustamine, coachimine ja lisaks sellele ma teen teraapiaid nagu body de-armoring ja massaaž. Ja ütleme, massaaži kliendid on mul peamiselt naised ja nõustamise kliendid on mul peamiselt mehed ja ma teen tööd siin samas Tallinnas ja minu teraapiastuudio meil abikaasaga on tegelikult ka Soomes. Et me seal peamiselt võtame oma kliente vastu. Ja minu taust on viimased 13 aastat ma olen olnud sellises tantramaailmas ja ka need massaažid, mida ma teen, on tantristlikud massaažid, mis on siis rohkem holistilised ja äratavad keha üles erinevatel tasanditel, mitte ainult füüsilise, vaid ka energeetilise ja tervendavad seksuaalsust, sest väga paljud kannatavad selle käes, et nende seksuaalsus on paigast ära. Ütleme nii, et mees ja nais rollid on meil ühiskonnas väga paigast ära ja see massaaž aitab seda ka nagu balansseerida. Aga töö meestega algas minu jaoks tegelikult 99. aastast, kui ma läksin kaitseväkke 98. ja töötasin ohvitserina 7 aastat Eesti kaitsejõududes ja ka Soomes. Et sealt siis, minu passinimi on Igor Skalkin ja sealt ma siis juba vedasin selliseid suuremaid meeste üksuseid erinevatest lahinguväljadest ja õppeväljadest läbi. Ja see andis mulle nagu sellise tugeva karastuse ja julguse öelda meestele silma, näkku, mida ma asjast arvan ja kuidas need asjad peavad käima. Et see on kindlasti üks, kuigi ma ei ole ammu enam kaitseväes ja minu praegune selline nimi, mille all ma töötan, on Igor Earthchild. Selle nime ma sain pühitsusega džunglist Aasias oma palverännakutel. Aga need asjad käivad käsi käes. Et see ütleme selline militaarne kord ja julgus asju välja öelda ning selline tantristlik pehmus. Tantra on selline naiselik õpetus, kuidas äratada mehes tema sisemine naine. Sest et meil kõigil on olemas nii mees kui naine meie sees. Ja kui me ainult arendame oma meespoolt, siis me elame poolikut elu. Tahad sa seda või ei? Kui sa vaatad peeglisse, siis isegi mehena sul on tissid, sul on rinnanibud, on ju. Kui sa küsid, aga mille jaoks need on? See on sinu naispool, mida sa samamoodi pead arendama. Vaata, kui hea, kui mees käib jõusaalis ja tal tulevad sellised rinnalihased ette. Need on ka ju tissid, eks ole? Ja see on ilus, kui keha on arendatud. Mitte ainult, ütleme, kätemusklit ei ole pumbatud. Aga siis, tulles tagasi selle minu töö juurde, siis minu juurde tulevad mehed rohkem oma armuelu küsimustes ja tulevad selliste seksuaalsete probleemidega, kui on mingisugused asjad voodielus korrast ära või ei oska nagu naise ootustele vastata või enda ootustele või see sama ühiskonna ootus, eks ole. Ja kuni sinnamaani välja, et ma olen välja töötanud sellise online õppeprogrammi meestele. Mul on terve portfoolio massaažiõpetusi, kus ma õpetan inimestele massaaži tegema, neid samu tantristlikke massaaže. Koduleht on learntotouch.com, kus iga inimene saab iseseisvalt videote baasil kodus õppida ja harjutada oma partneriga. Ja lisaks on mul spetsiaalne meeste treeningprogramm. Esimene tuli laivi 1,5 aastat tagasi, Parim armastaja. Selle on läbi teinud juba üle 100 mehe ja tulemused on olnud fantastilised.
ja nüüd kohe-kohe 1. septembril läheb laivi teine tase, level 2, puhta naudingu meister, kus mehed õpivad, kuidas pakkuda naudinguid, kuidas lugeda naist, kuidas suhelda oma partneriga nii, et te teineteist mõistate, kuidas kasutada kehakeelt, kuidas lugeda kehakeelt. Kõik sellised peennüansid, mida ma olen nende aastakümnetega õppinud, mul on olnud erinevad õpetajad ja ma olen õppinud Aasias, USA-s, Venemaal, siin Euroopas ja kogunud neid tantristlikke tarkusi ja õppinud ka, ütleme, sellistelt coachidelt. Nüüd ma olen kogu selle teadmiste pagasi pannud sellisesse ilusasse konteinerisse ja pakun seda meestele eesti keeles ja ka inglise keeles õppimiseks. Tead, mis on väga huvitav, ja mul on hea meel, et sa selle sõjaväelise teema sisse tõid, sest et üks minu selliseid ideid ongi kutsuda just siia selliseid külalisi, kes on korraga, saavad aru sellest 2 maailmast. Just. Sellest sest see on tegelikult on see üks maailm. Tervik, eks ole. Tervik. Ja just see võib-olla see pehmem pool, sellest tuleb loomulikult aru saada, aga kui sa ei saa aru sellest teisest, sul ei ole sellega mingit kontakti, siis sul ei tule sellist terviklikku tunnetust selle pehmema poole osas, on ju. Ja ka vastupidi, et kui me oleme ainult selles sõjaväelises korras, siis me ei mõista, meil on väga raske seda pehmemat poolt endas välja tuua. Ma tooksin selle kohta ühe sellise pildliku näite, et selleks, et olla õrn, pead sa olema tugev. Näiteks, kui sa võtad naise sülle ja sa tahad teda kanda trepist üles hästi õrnalt, et ta ei tunnegi trepiastmeid, pead sa olema piisavalt tugev, et teda niimoodi käes hoida, et ta ei saa arugi, et sa kõnnid trepist üles, eks ole? Ja tegelikult siit on hea jätkata ühe sellise ütlusega, mida mul on kuulnud, et sellised rasked ajad loovad tugevaid mehi, tugevad mehed loovad häid aegu. Head ajad loovad nõrku mehi ja nõrgad mehed loovad omakorda raskeid aegu. Kas see on nii? Mis sa sellest arvad? Täpselt nii. Ja ma näen seda meie lumehelbekeste generatsiooni, kellele ei või midagi öelda ja kes ei taha nagu väga midagi teha, aga tahavad hästi palju tunnustust saada, siis ma tajun, et okei, et me veel nagu veame selle sajandi läbi, aga mis edasi saab, see saab olema väga huvitav. Aga kuidas sulle tundub, mis etapis siis meie oleme? Ülemineku etapis. Hästi tugevas, sest et vaata, kui erinevates kultuuri ja majandusruumides oled sa oma elu jooksul viibinud. Kui radikaalselt erinevad on olnud need, mitu valuutat sa oled juba üle elanud. Sa saad aru, see on pidev üleminek ühest faasist teise ja me oleme pidevalt kogu aeg pidanud sellega kohanema. Ja miks on praegu sinu ja minu roll hästi oluline selles ühiskonnas, on see, et me käime natukene pool sammu teistest ees, me näeme, meil on laiem pilt, me näeme, mis meestega, mis üldse ühiskonnaga toimub, on ju. Ja me aitame järgi inimesi sellesse ülemineku etappi. Et näiteks sina ja mina uskusime 20 aastat tagasi, et kõige tähtsam on teha raha. Oled sa nõus minuga? Absoluutselt. Paljud mehed usuvad seda siiamaani, aga me juba teame, et sellest ei piisa. Kui sul see 3 miljonit on arve peal, siis sa korraga saad aru, et sul on elu on nagu täiesti pooliks, sul on nagu, kõik logiseb. Sul on küll raha arve peal, aga sa ei oska naistega suhelda, sa ei ole ammu oma ema näinud, on ju. Sul on tõenäoliselt depressioon, mitte alati loomulikult, aga me teame selliseid kliente. Või oled sa üle töötanud ja sul on juba tugev nii-öelda kriis, sa oled kriisis. Ehk et meie aitame meestel tuua ellu tasakaalu. Ka selles turbulentses muutuste perioodis me toome su tasakaalu, sest et kui sa vaatad tormi, kui sa vaatad tornaadot, mis on selle tornaado keskel? See on vaikus, seal on rahu. Ja me toome sind selle rahu sisse ja korraga sa näed, et ümberringi kõik maailm keerleb ja asjad lendavad. Aga sinus on see kohalolu ja vaikus. Nüüd, kui sa oled näinud meie vestlusi Martiniga, siis mul on sulle veel midagi erilist pakkuda. Kui sa soovid saada
oskuste allalaadimise meditatsiooni, mis aitab sul võib-olla omandada sellised oskused, mille peale sa muidu kulutaksid koolis aastaid või läbiksid erinevaid kursuseid, siis nüüd mul on olemas spetsiaalne tehnika, kuidas kvantväljast tuua oma oskused alla. Ja ma õpetan seda lühikursusel, mille sa saad täiesti tasuta. Leia siit alt video alt link sellele koolitusele ja telli see omale kohe täna. Ja muidugi, et nüüd seda kohalolu ja vaikust siis saavutada, selleks peab ju mees minema sellesse nii-öelda oma keskmesse, saama aru, kes ta tegelikult on, kus on need välised mõjutused, mis on teda võib-olla eluaeg mõjutanud, kus on need peened sellised nii-öelda programmid, mis on tulnud ühiskonnast, lapsepõlvest, vanematest, koolist ja nii edasi. Ja mis tegelikult mehe tegevust mõjutavad. Toome lihtsa näite, mis on selline põhiprogramm, millega mehed kannatavad. Mehed ei nuta. Absoluutselt. On ju? Emotsioone ei näita välja. Ja mis nüüd toimub? Kui mees ei näita emotsioone välja, siis ta kogub endasse, tal tekivad sellised, lõpuks ta isegi ei kogegi neid. Ta ei tunne, ta petab ennast nii palju ära, et ta keha viib need kohe nii alla, et tal ei olegi tundeid. Mina olin sõjaväes nagu robot, mul oli 3 tunnet. Kuum, külm ja nälg. Rohkem tundeid ma ei tundnud. Kuni ma tulin lõpuks sellesse tantramaailma, ma hakkasin nagu naiste pealt õppima, siuke tunne on ka veel võimalik ja nii saab tunda. Kuni lõpuks ma õppisin jälle lahinal nutma ja kogema erinevaid emotsioone. Aga see, ma olin eelnevalt programmeeritud olema täiesti tuim. Jah, et mina olen kohanud hästi tihti seda, et meestel on 2 tunnet. Hea ja halb. Aga hea ja halb on hinnang tundele, aga mitte tunne ise. Täpselt. Ja siis need mehed elavadki selles hea ja halva nii-öelda tunde maailmas ja kõik, mis nad ise enda kohta oskavad öelda, kas neil on hea või halb. Aga see ei anna neil mingisugust signaali tegutsemiseks. See on samamoodi, mina olen seda võrrelnud autoarmatuuriga, et kui tõelisel mehel on ju olemas auto loomulikult. Tõelisel mehel on ka võib-olla firma olemas ja ta firmas vaatab majandusaasta aruannet, ta vaatab raamatupidamist, tal on palju analüütikat, tal jookseb hästi palju infot kokku. Ta hoiab kogu aeg kätt pulsil, nii-öelda kuidas firmal läheb, ta hoiab autol kätt pulsil, ta vaatab armatuuri pealt, palju on kütust, palju on õli, palju on kiirust ja nii edasi. Aga enda elu kohta armatuurlaud puudub, seal pole ühtegi mõõdikut, heal juhul hea või halb. Et kas läheb punasesse, siis on juba sisuliselt nagu vaata, et hilja põhimõtteliselt, või siis on justkui näiliselt kõik hästi. Ehk et kas auto sõidab edaspidi või tagurpidi? Kõik. Rohkem mingeid andureid ei ole. Jaa, väga hea võrdlus. Ja me proovimegi siis nüüd hakata minema natuke nagu sügavamale, et mis need programmid siis on? Et mis programmid, et mina olen võrrelnud sellist inimest, et heas mõttes, et ta on nagu telefon, temas on mingid programmid, sa ei näe, mis seal sees on. Aga nad mõjutavad seda telefoni tööd automaatselt. Ja ütleme, et kui üldse inimene, või antud juhul siis nagu mees, võiks teada, see on tema kohus teada, mis programmid tema sees töötavad. Et ta teab, millal on mingi programm temasse, mingi nii-öelda äpp installeeritud, mida see äpp üldse teeb temaga. Sest need alateadlikud programmid on need, mis mõjutavad meie käitumist nii, et me ise aru ei saa. Ütleme, et see ideaal, kuhu võiks jõuda, on see, et sa tead oma alateadvust nii hästi, et sa tead, sind mõjutavad need asjad ja sa võid ka neid siis, tähendab, see on sinu kohus neid uuendada. Et see, mis siis nagu teraapias tegelikult toimub, on see, toimub nende alateadlike programmide esiteks teadvustamine. Just. Ja siis uuendamine. Jällegi, telefonis, arvutis kogu aeg käib üks suur uuendamine. Aga enda programme, millal oleme uuendanud, pole isegi mõelnud niimoodi. Väga huvitav. Mulle meeldib see telefoni võrdlus.
aga läheks sellest telefonist natukene ajast tagasi, et kust said need programmid alguse ja kes neid programmeeris? Vanasti meil telefone ei olnud selliseid ja meil olid telekad. Aga mis telekal on? Telekal on ju ka programmid. Olid erinevad programmid. Ehk et meie üks peamine programmeerimise vahend oli televiisor, mis kujundas meie maailmavaadet, kujundas meie nii-öelda unistusi, meie käitumise mustreid, kõik need seebiooperid ja uudised ja see oli see, mis lõi nii-öelda suure hulga meie identiteedist. Me oleme kasvatanud endale identiteedi, millest me hoiame 10 küünega kinni. Meie alateadus hoiab sellest kinni. Filmid, kõik, seal on mingisugune nii-öelda mingi idee, mingi ideoloogia. Mingi ideaal. Ja. Mingisugused olid meie staarid, on ju, kelle moodi me tahtsime olla. Kas sul oli mõni ideaal? Mul olid lemmikud ikka need musklimehed, Schwarzenegger ja Stallone ja võib-olla Van Damme ja mingid sellised mehed, kes ikka rusikaga läbi seina kõndisid. No võt, ja Schwarzenegger oli loomulikult ka mul selline eeskuju, no ma olen kunagi nooruses kulturismi kõvasti harrastanud, no võt. Loomulikult, aga minu üks kõige esimene, mul on üldiselt eeskujusid olnud vähe, aga kõige esimene oli Eesti maadleja Georg Luurich. Ja mul oli selline raamat kodus, mul isa tundis spordi vastu huvi ja tal oli palju spordiraamatuid ja siis seda Luurichu raamatut ma lugesin. Ja see on mind tegelikult ka mõjutanud, sellepärast, et Luurich oli, esiteks ta oli maailmakuulus nii-öelda raske jõustiklane ja ta oli ka väga tark. Et ta oli väga intelligentne ja mind just pani huvituma just see, et kuidas on võimalik jällegi need kahte poolust kokku panna. Et kuidas on võimalik olla tugev ja samal ajal olla intelligentne, väidetavalt siis ta teadis palju keeli ja nii edasi. Tõsi ka või? Ja ta oli ka alguses, ja mind huvitas ka see, et ta oli, kui ta sündis, ta oli niisugune nõrguke. Ta oli üks kribu ja haige ja nii edasi. Vot. Ja ta töötas sellest ennast välja ja mind on alati väga huvitanud sellised inimesed, kes tulevad ei kuskilt, nende algsed, nii-öelda oleme selle telefoni näitelt, täiesti tühi telefon. Ja kuidas sa siis ise lood selle, need programmid paned ise peale, mitte ei lase teistel panna. Ja tasakaalustad oma seda pehmet poolt, seda oma intelligentset ja tarka poolt ja samal ajal oled ka nii-öelda füüsiliselt terve ja heas vormis. Ja see ongi selle mees ja võib-olla siis selle naise osa nii-öelda haldamine. Et mida mehed kardavad, eriti nii-öelda, nii-öelda siuksed macho mehed, ütleme siis nii, kardavad ju seda naispoolt nagu tuld. See on kõige hullem asi üldse, et keegi võiks neid süüdistada mingisuguses õrnuses või naiselikkuses. Raudbetoon, mida kõvemat plärinat teeb su motoratas, mida rohkem on sul tätoveeringuid, seda õrnem mees sa oled. Raudpolt, see täiesti kindlasti peab paika sellepärast, et see kõik on kaitse selle õrna osa vastu. Aga miks nad kaitsevad ennast selle õrna osa vastu? Kardavad haiget saada. Siit on küsimus selles. Aga see mees, kes on täis tätoveeritud ja käsi on nagu sumpa toru otsa, kuidas siuke mees kardab haiget saada? Ta ei karda ju valu. Jah, aga kes kardab valu? See väike poiss tema sees. Just. Sest sealt on kontroll küsimus, kust kohast oskab üks mees valu karta? Kust sa oskad? Sul ei tule selle pealegi üldse, et võib keegi haiget teha. Aga ju siis kuskil, keerime filmilinti tagasi, kuskil lapsepõlves oled sa saanud haiget. Ja see kõik on hakanud, sa oled siis otsustanud, et sa saad nüüd tugevaks meheks, mis on tegelikult, see on ju hea, on ju. See on väga hea kaitse. Ja see loomulikult toimib ja me ei saa öelda, et ära siis ennast nagu kaitse, on ju. Aga küsimus on selles, et selles suures kaitses sa unustad ära selle enda tegeliku mina ja selle väikese poisi võib-olla, kes sinu sees on. Ja sul tekib ise endast nii-öelda võltspilt. Sul tekibki see pilt endast, asi loomulikult ei ole motoratas, ei ole tätoveeringus eraldi, aga me räägime lihtsalt kelliste kujundlike tüpaažidena. Et sa selles kaitsetuhinas
unustad ära nii-öelda oma selle sisemuse, oma päris olemuse. Ma olen täiesti nõus sinuga. Aga kuidas seda üles tuua ja meenutada ja milleks üldse kasulik on, et seda haavatavust nagu mehes avada? Ja tegelikult me võiksimegi seda täna siin arutada, et on seda haavatavust üldse vaja. Nii. See on äkki on üldse mingi pehmode teema. Jaa, Mida parem me siin olla ajame? macho ja paned lõuga, kui midagi ei meeldi ja Jah. asi vask, Jah, on ju? või äkki ikka võiks olla see pehmem pool ka mehes. Mis taga teha, kuidas teda hallata? No mina Ei ütlen tea. selle kohta, nii nagu ma alguses ütlesin, et see elu jääb poolikuks. Kui sa elu lõpuna oled macho ja saadad kõike pikalt ja näitad, kui kõva mees sa oled, siis sul jääb mingi väga oluline osa elust kogemata. Mis osa jääb kogemata? See receptive ehk see vastuvõtlik osa, see naiselik osa sinust, kus sa võidki vahepeal olla natuke nagu lasta endale mingid emotsioonid välja, nutta ennast tühjaks näiteks vanaema matustel. See on koht, kus sa võid seda teha, keegi ei pahanda. Aga mine sinna päriselt nagu nuta. Mitte ära nagu hoia oma mokka maas või ära ürita nagu olla kõva mees. Ära ole kõva mees kogu aeg. Lase vahepeal lõdvaks või kui sul on näiteks päris hea naine, kes oskab sulle ruumi hoida, siis mine talle ükskord aastas, kaissu nagu väike poiss, pane oma nina tisside vahele ja nuta niimoodi, tatti tuleb ninast välja, nuta ennast tühjaks ja sellest piisab. Ja sa tunned, kuidas sul need kaitserüüd, sa tõstad need, see on umbes nagu, et sa käid ringi, et sul on kogu aeg mootorratta, tagi on seljas, see nahktagi. Kiiver peas. Kiiver on peas. Käid ringi kiiver peas nagu. Sa ei kuule linnu laulugi selle kiivriga kogu aeg. Et proovi vahel see rüü, see kiiver nagu kapi peale panna ja see mootorratta tagi nagu nagisse panna, et hinga lihtsalt, ole palja kehaga lihtsalt vahepeal, ole haavatav. Ole kas või oma lähedaste inimeste seas haavatav. Et vaata, inimesed või mehed mõtlevad praegu kohe, et mis mõttes, mis haavatav ja mis ma nutan, et nad nagu oma mõtlemisega viivad selle asja kohe äärmusesse, et nad peaksid olema 365 päeva haavatavad, nad peaksid 365 päeva nutma. Me ei mõtle seda. Ma ütlesin 1 kord aastas. Just. Tee seda 1 kord aastas ja sellest juba piisab. Et see on oluline rõhutada, et see ei tähenda, kui me räägime, et mees võiks olla haavatav, aeg-ajalt nutta, see ei tähenda seda, et see hommikust õhtuni seda tegema. Yeah. Sest miks on see nutmise nii-öelda, ehk siis tegelikult, mis asi on nutmine? Nutmine on kurbuse tunde selline biokeemiline, füsioloogiline väljendus. Et inimene on terviklik siis, kui tema teod, mõtted, tunded on tasakaalus. Järelikult, et kui ta tunneb kurbuse tunnet, paljudel meestel on see keelatud, naistel see vastu on, see kurbus on pigem lubatud. Ja kui sa keelad seda kurbuse tunnet endas, siis sa keelad ka teatud biokeemilisi reaktsioone endas. Sellepärast, et su keha on ju terviklik. Sa tegelikult kuskil alateadlikult seda tunned. Sa takistad seda. Sa takistad oma enda elu, oma enda tervist. Ja kui sa oled takistanud seda 5 aastat, 10 aastat, 20 aastat, 50 aastat ja sa oled takistanud mingit biokeemilist reaktsiooni oma kehas 50 aastat, mis su organid selle peale siis ütlevad? Loomulikult. Nad otrofeeruvad. Need organid otrofeeruvad lausa. Absoluutselt. Ja jäävad haigeks. Ja. Loomulikult. Ja siis sa lähed arsti juurde, tahad, et sulle antakse mingisugust ravimit selle vastu, et mingisugune nii-öelda organ taas käivitada, aga see algpõhjus on selles, et sul on mingisugune emotsioon tegelikult väga pikalt alla surutud. See on muuseas teaduslikult nüüd hakata, vanas Hiinas seda teati juba 5000 aastat, aga nüüd on hakanud tavateadus ka sinna järgi jõudma, et seda on hakatud nagu tõestama, seda seost. Mul on sulle üks uudis. Nimelt juba varsti algab minu uus online-koolitus Parim armastaja ja seda täiesti uues kuues koos palju kasuliku lisainfoga. Ja ma tahan teha sulle erilise pakkumise. Kui sa leiad siit alt lingi, saad sa selle kursuse super hea hinnaga.
mis on poole odavam kui selle täishind. Leia see link siit alt ja liitu kursusega ning juba varsti oled sa meiega ühisel online koolitusel, mis kestab 6 aega ja mis teeb sinust parima armastaja. Vaata seda linki ja uuri lähemalt kursuse kohta minu kodulehel parimarmastaja.ee. Ootan sind seal. Aga kui me vaatame sellist meeste ristlõiget nagu Eestis, siis neid haisvaid mootorrattaga machosid on tegelikult kaduv väike osa. Jah. Sest et enamus on meil ikkagi sellised mehed, kes käivad siledate kingadega ja joovad mõnusat latet ja teevad nalja ja on hästi sõbralikud, hästi sellised friendlid tüübid, people pleaserid. Mis on nende probleem? Mis emotsioon neil on tegelikult välja elamata? Peamine. Neil on viha. Just. Ja see on nagu super, et sa selle üles tõid, see oli mul ka plaanis tuua ja rääkida, sest et tegelikult ühest küljest, et see on nagu nii-öelda jaguneb 8, et ühed tüübid on need, kellel on viha alla surutud ja teised on need, kellel on see kurbus alla surutud. Ühed on tõesti see people pleaserid, sellised, kes on hästi viisakad. See on nüüd see mingi uus laine nii-öelda mehi. Mm-hmm. Ja need võib-olla, need nii-öelda siuksed siis nii-öelda, ega macho mehel otseses mõttes ei ole midagi viga, kui ta oskab ennast tasakaalustada. Aga see tüpaas, millest me räägime, et see, kas see hakkab nagu minevikku jääma järsku? Muidugi, ja. Loomulikult. Et see lumehelbekeste põlvkond selle pehmusega tuleb peale, aga see on teine äärmus, et see on nagu pendel. Mm-hmm. Siit lahti ja nüüd läks pendel teise kohta. Ja kuni ta nüüd siis ära tasakaalustab. Aga seda tasakaalustamist on võimalik kiirendada. Ja. Ehk et ühelt poolt machomehed peavad ennast tühjaks nutma ja lattepoisid peavad oma viha välja valama. Ja võib-olla mõnda trenni minema, kus nad saavad seda teha. Maskuliinsust, kus nad saavad testosterooni, kus nad saavad füüsilist, sest et mis on nende ilusate õrnade nii-öelda meeste probleem, on see, et naisi tegelikult ei tõmba selliste meeste poole. Ja need mehed on hädas, et ma teen ju kõik hästi, ma teen tema jaoks kõik ära. Ma olen maailma parim mees, ma koristan enda järel ära, ma hoolitsen enda eest, kõik on nagu ilus. Miks naisi ei tõmba? Miks naisi ikka tõmbab selle bensiini aisu poole? Mul on kohe 2 näidet. Üks klient mulle rääkis, et ta teeb naise jaoks nii palju, et kui naine peab näiteks homme minema mingisugusesse uude kohta, siis mees käib nagu lapsega, eelmisel õhtul sõidavad autoga kõik need tänavad läbi, et naine oskaks täpselt sinna õigesse kohta sõita. Toho. Ja nii praktiliselt kogu aeg. Ta on väga hooliv mees. Wow. Aga me sinuga teame, kuhu see asi lõpuks välja jõuab. Ja. See alguses tõenäoliselt sellel naisel oli eelmine mees, oli väga karm mees. Mm-hmm. Ja nüüd naine lasi pendli lahti ja nüüd läks teise äärmusesse, leidis selle väga hooliva. Aga me teame, et see on teine äärmus. Ja see pendel läheb paika. Ja sellest teisest sinu näitest hiljuti oli selline lugu, et naine rääkis, et mees oli nädalavahetusel ära, tuli koju, silm sinine. Mm-hmm. Oli baaris kakelnud. Õigemini tema ei läinud kaklema, aga sai sealt ühesõnaga ühe tohlaka. Ja naine ütles, et üle pika aja ta tundis tõmmet selle mehe vastu. Vot see on mees, kakles baaris. Ja. Ja siis ongi küsimus ja naine küsis, et ta ei saa aru, mis temaga nüüd toimub. Mm-hmm. Et ta on nagu tahtnud kogu aeg, kõik oleks nagu hästi rahulik ja niisugune tore ja pere ja sõbralik aga tegelikult temas mingi ürg naine ärkas, kui ta nägi sinise silmaga meest. Ja see, kui me räägime nüüd sellest ürgnaisest, siis see on hästi huvitav, mida tegelikult naised tahavad. Just. Mida nad tahavad salaja, mida nad teistele ei ütle. Nad tahavad, et mees neid võtaks ja mees neid paneks. Ja enamus naisi tahavad seda. Ja nüüd see, mis ma ütlen, läheb hästi tugevalt vastuollu kõigi meie liikumiste ja selle sama sotsiaalse programmeerimisega. Aga mehed kardavad naisi.
absoluutselt, nagu Samas tuld. naised tahavad, et mehed neid võtaks. Mul oli eile klient, üks naine käis minu juures massaažis ja ta ütles, et tema lapsepõlves, nooruspõlves, kui ta oli neiu, tema salajane soov või unistus oli, et keegi teda vägistaks. Ja see ei ole ainus selline näide, et neid on rohkem. Ja siis me nagu lahkasime seda, ma püüdsin nagu leida selle koha, et mis osa sellest talle meeldis, kas see, et keegi teda vägisi võtab, kas see, et keegi teeb talle haiget, kas see, et tema arvamust ei küsita seejuures, et kus on see trigger, mis teda nagu erutab. Ta ütles, et see, et ta on kinni ja ta ei saa sellest olukorrast põgeneda, et see selline alistumise soov, see ürgne alistumise soov on naistel sees olemas. Ja seal on veel see, et sellel hetkel võetakse naiselt ära kogu vastutus. Täpselt. See on nagu see, sest kaasaja naised on nüüd loomulikult see võrdõiguslikkus ja see kõik on väga tore. Küsimus on see, et kuidas see võrdõiguslikkuse teema mõjub nii-öelda voodielule, intiimelule. Et kas seal peaks olema ka see samamoodi, kus need on need piirid, sest et tavaelus on naistel juba nii palju vastutust, et nad tahaksid kuskil lasta lõdvaks. See on sama skeem, mis töötab siis, kui mehed lasevad ennast teinekord mõnel naisel piitsutada. Või ütlevad, et kuule, võta kett ja lähme kuskile jalutama, mina olen see koer. Kas need mehed on sellised, kes on tavaelus, ma ei tea, kojamees näiteks? Ei ole. Need on tippjuhid, need on totaalsed macho mehed, kes lasevad tavaelus, aga kes on sellest lõpuks nii väsinud. Nad on ise diktaatorid nii-öelda. Nad tahavad kuskil lasta lõdvaks ja naistel töötab see sama põhimõte. Just. Ja järjest rohkem ma vaatan meie juhtkondasid, meie ettevõtte juhte, need on naised, meie riigijuhid on naised, nad on pidevalt meesenergiast, nad peavad otsustama, nad peavad vastutama oma sõnade eest, nad peavad oma emotsioonid alla surema, nad ei saa võtta omale vabu päevi, kui neil on kuufaas, eks ole, mis paneb neid piinlema seal kontori tooli peal, on ju. Ja nad tulevad koju ja seal vastas on selline lattepoiss, kes on nagu selline sülekoer, kes on valmis kõiki tema käske täitma. Ta on väsinud sellest kuradi käsutäitjast. Ta tahab, et keegi teda ka võtab, et ta saaks ise olla korraks tüdruk. Ta tahab olla tüdruk. Et keegi võtab ta sülle, kui ta koju toob ja pigistab kõvastusega mehelikult, tule siia. See on tema sisemine selline iha või igatsus. Sest et kui naine ei tule välja oma sellest juhtivast rollist, siis nagu mul hiljuti üks klient ütles, tema esimesed sõnad olid, kui ta istus siis tugitooli kabinetis, et ta enam ei jaksa, et naine elab seljas nagu loom. Et siin on ka naistele mõtlemiskoht on ju, et kuidas jätta see töö nii-öelda tööle ja mitte koju kaasa võtta. Ja ka meestel nagu et kui see mees ütles, et naine elab seljas nagu loom, siis on veel mul näiteid meestest, kes ütleb, et naised istuvad kohe selga, kui midagi on. Naised elavad kohe kukile. Muidugi ma olen neile meestele öelnud, et siin tuleb vastutus võtta nüüd enda peale. Mitte naine elab kukil või naine elab seljas, vaid sina lased. Mina lasen endal naisel seljas elada. Aga seal on juba, vaata, meie keeles on juba probleem sees, Martin. Sina räägid vene keelt ka. Kui toimub abielu, siis naine läheb mehele ehk mehe peale. Jah. Vene keeles naine läheb mehe taha. Zamuš on mehe taha. Ehk et nad lähevad nagu hanerivis. Mees näitab suunda ja naine tuleb järgi. Ja see looduses töötab palju paremini kui see, et mehel istub see naine pähe ja siis ta üritab selle naisega niimoodi tasakaalu hoida ja kuidagi teda niimoodi kanda kogu aeg, on ju. Kuni see naine muudkui ütleb, kuidas asjad peavad käima, mis talle meeldib, mis ei meeldi ja mees muutub järjest väiksemaks, lõpuks on selline jalamatt, kelle peale siis püütakse jalad puhtaks, visatakse ukse taha ja võetakse järgmine. Ja see on see kurb tõsielu,
kus mehed, need samad naiste pliisijad, need, kes teevad kõik naise eest ära, lõpetavad lõhkise küne ees, lõpetavad üksi. See naine ei jää sellise mehe juurde. Ta võib seal vastu pidada 10, võib-olla heal juhul 20 aastat. Ja see naine ütleb, tead, sa oled nii hea mees, sa oled ideaalne mees, sa kindlasti leiad endale kellegi suurepärase. Aga mitte mina. Ja, aga sorry. Aga miks naised lähevad ära sellise mehe juurest, Martin? Miks naine läheb ära mehe juurest, kes tal kõik ette taha ära teeb? Teeb elu ilusaks, kõik on mugav, maksab kõik kinni, kõik arved kinni, sõidad hea autoga, kõik on olemas. See mees ei tekita temas mingeid tundeid. Voh. See ei tekita kirge, Just. ta ei anna närvikõdi, ehk ta ei anna neid tundeid, emotsioone, millest tegelikult naised elavad. Just. See on naiste nii-öelda nagu toit, on ju, et naine saaks olla naine, tal on vaja neid tundeid. Tavaline ühiskonna naine on need muidugi kõik endas hästi alla surunud. Ta enam ei mäletagi seda. Aga kui me selle nii-öelda naise vabastame nendest ühiskondlikest, samamoodi ühiskondlikest ootustest, Just. siis see naine, mis sealt alt välja tuleb, tema tahab siis seda, mis ta siis tõesti tahab. Kogeda. Ehk et kui me vaatame mehed ka ihaldavad tundeid, nemad ihaldavad näiteks adrenaliini. Eriti kui noorem mees, kui ta ei ole ka veel nii palju ühiskonna poolt ära vormitud, siis tema tahab actionit, ta tahab kellegi eest ära põgeneda, tahab kuskilt alla hüpata või kuhugile sukelduda, et tal tuleks adrenaliini kehasse. Naised samamoodi jahivad tunnet, aga mitte adrenaliini. Nemad jahivad sellised emotsionaalsed Ameerika mägesid, et seal on kirge, seal on korraga hirmu, siis on mingi üllatus, siis järgmisel hetkel on tohutu selline armumise tunne, siis tuleb jälle mingisugune kirg, vot see on tema jaoks Ameerika mäed. Ja seda ei ole vaja, selleks ei ole vaja tõusta helikopteriga kuskile 3 kilomeetri kõrgusele või langevarjuga alla hüpata. Selleks on vaja piisab heast romaanist, kus ta loeb kõik need emotsioonid välja ja kogeb neid enda sees. Nad on selles suhtes palju nagu sisemisemad, nagu sellised nagu tundelisemad. Nad on teistmoodi nagu tunnete kvaliteet. Ja sina mehena, kui sa saad neid naisele pakkuda, kui sa oskad teda üllatada, muutud sa talle nagu traagiks, nagu selliseks sõltuvust tekitavaks aineks. Et need sellised väga viisakad mehed, nad proovivad iga hinna eest olla naisele stabiilsed. Mida naised tegelikult püüavad vältida iga hinna eest. Ehk siis tegelikult ka naiste vastuolu on ka selle, et neil on seda stabiilsust ju ka vaja. Seda küll. Ja, aga ja nad arvavad, et nad peavad midagi valima. Et kui ma nüüd siis valin selle stabiilsuse, siis ma ütlen hüvasti kogu oma sellise nii-öelda selle ürgnaiseliku osaga. Et ma olen nüüd pereema, kõik on stabiilne ja tšau, baka, kõik see minu see tegelik osa, milline võib-olla ma olin enne seda kooselu või abielu. Meestel sama. Meestel põhimõtteliselt sama. Samamoodi. See on üliohtlik koht, et see on konkreetne koht, kus inimene võtab ja lülitab selle nupu ümber, ta programmeerib ennast ümber, unustab ühe asja ära ja otsustab, et nüüd elu hakkab olema selline. Ja sealt hakkabki suhte tegelikult nagu allakäik. Ja. Väliselt võib olla ju kõik ideaalne. Sa võid olla kuskil, teised vaatavad, issand, kui ideaalne paarikene läheb. Meil on kõik nii hästi rahuli. Nad ütlevad teraapias niimoodi, meil ei ole mitte kunagi ühtegi riidu. See on esimene märk, et asjad on halvasti. See tähendab, mitte keegi ei väljenda mitte ühtegi oma tegelikku vajadust. Kõik pliisivad üksteist. Ja. Kõik püüavad olema üksteise meele järgi, kodurahu huvides. Peamine suhte eesmärk, et Jumala eest oleks kõik hästi rahulik. Ja see rahulik, aga see toidu nii-öelda maitse hakkab ära kaduma, vürts ei ole, soola midagi ei ole ja ühel hetkel sa lihtsalt ei suuda. Mis siis teha sel hetkel? Või mis ennem seda teha, kuidas seda hetke vältida? Kõigepealt ma arvan, et peaks sellest üldse nagu teadvustama, et selline moment üldse on olemas, et inimesed nagu teaksid, et see kuhu see viib? Kuhu see viib, et on normaalne olla üksteisega ka eriarvamusel.
jah, just. Et noh, mina näiteks oma kodus ka vahel ütlen, et see, et mina olen eriarvamusel, see ei tähenda, et meil midagi halvasti. See tähendab lihtsalt, et ma sellest küsimuses arvan teistmoodi, sina arvad nii ja see on okei. Me võime endale lubada luksust olla eriarvamusel. Olla erinevad. Jaa. Sest erinevus tegelikult ju tekitab polaarsust, tekitab tõmmet. See, kui me oleme ülisarnased ja kõike teeme ühtemoodi, siis meil mingist hetkest kaob see huvi ära. Et no come on, ma ju tean. Et kas me võime siis kutsuda üles inimesi selleks, et julgege olla eriarvamusel, julgege olla erinevad, aga tehke seda armastades. Ja julgege olla ehedad. Jah. Mina kutsun üles inimesi olema ehedad. Ma kutsun mehi üles leidma endas selle mida mina tahan, mida mina elus tahan kogeda. Ja väga suur üllatus võib olla, kui sa vahele räägid sellest oma naisele, et ütleb, vau, ma tahan, et sa seda koged. Ehk siis, et kui me ütleme, et ole ehe, siis mõni ütleb, mis see tähendab? Siis me ütleme seda, no ütleb psühholoogilises keeles on see, et olla kontaktis oma vajadustega, ehk siis sina mehena tead, mida sa tahad. Võtame nüüd selle meele järele olija mehe, küsime, mida sa tahad. Ta tegelikult teab, mida naine tahab. Aga mida ta ise tahab, ta ei ole 20 aastat mõelnud enam. Ta on kõik ära unustanud, ta on ära kustutanud selle. Ja siis sa pead hakkama, see, mis teraapias näiteks toimubki, sa pead hakkama seda üles sulatama kõike, sa sulatad nagu seda jääkihti seal kuskil lõunapoolusel, on ju, kuni see sulab täiesti ära ja hakkad vaatama, mis sealt siis uuesti hakkab välja tulema. Need vanad soovid, mõned soovid enam ei tööta, sest sa oled juba 20, sa oled 40 või 50, on ju. Aga nüüd sa tahad võib-olla midagi muud. Et sa alustad nagu pisiasjadest uuesti enda üles töötamist, ehk siis oma uuesti vaatama, et mida sa tegelikult elult tahad, on ju. Pisiasjadest, kuhu sa tahad üldse minna, millega sa tahad tegeleda, mis su need hobid üldse olid, mis sa kunagi unarusse jätsid. Hakka uuesti tegelema, võib-olla sa mõne koha pealt saad aru, et okei, et ennem sõitsin lumelauaga, tegin trikke. Nüüd sa oled 50, päris nagu võib-olla need trikid nagu nii hästi välja ei tule, kondid enam ka võib-olla pole need, teed vähem trikke, aga teed võib-olla, lähed suusa peale üle, aga mõned mehed lähevad suusa pealt lumelaua peale üle, on ju. Et hakkad uuesti tegema neid väikseid asju, mis sa tahad, on ju. Sõida sinna, kus sa tahad võib-olla sõita, mine mingisugusele üksinda, mingisugusele reisile, on ju. Et see ongi see, et sa saavutad läbi selle kontakti oma, nagu sa ütled, selle ehedusega. Ja muidugi me ei saa öelda, et see on väga ohutu koht, sest ka naine hakkab ju siis oma ehedusega hakkama saama. Ja nüüd te vahepeal olete elanud 10 aastat mitte ehedat elu. Ja te olete natuke muutunud. Ja see on selline riskikoht, aga mis võib just väga hästi praegu mõjuda. Ja. Sest see risk, see on ju selline, et mida turvalisem, seda vähem on kirge, sest see turvalisus ei ole põnev. Ja mida ebaturvalisem, see on ebaturvaline, aga seest läheb asi jälle uuesti põnevaks. Hakkab toimima see selline väike jahimehe ja eest ära jooksmise tagaajamise moment. Järsku läheb kõik jälle huvitavaks. Täpselt. Mina soovitan meestel sarnaselt, nagu sina just kirjeldasid, ma soovitan, ja mitte ainult meestel, hakata unistama. Inimesed on minetanud unistamise võime. Ja paljuski on süüdi selles näiteks meie telefon. Sest et telefon annab nagu kogu aeg nii palju visuaalset ja audiostimulatsiooni, et meil see parem ajupoolkera puhkab ja samamoodi atrofeerub, et me ei suuda kujundeid enam luua peas. Ja üks viis, nagu sa just ütlesid, on see, et tuletada meelde, mida sa nooruspõlvest tahtsid ja millest sa unistasid. Ja mul oli huvitav näide, me tegime siin Pärnus ühte meestele väikest seminari ja üks mees, siuke hallipäine, selline autoriteetne härrasmees seal klubis ütles, et jaa, mul oli ka siin üks unistus, et lapsepõlves ma unistasin, et saada bussijuhiks. Ja nüüd oma siis aupaklikus eas, kus ta on mingi 60 ringis, otsustas ta seda unistust täide viia ja sõidab mingisugust Pärnu-Ikla liini 2 korda nädalas vist teeb seda lihtsalt niimoodi oma tööga. Tal ei ole tööd vaja teha, aga ta teeb seda lihtsalt selleks, et oma unistust elada.
ja see on väga ilus minu arvates. ma tänan sind, et sa vaatasid selle video nii kaugele ja kui sind see teema huvitab, siis ma soovitan sul liituda selle kanaliga ja sa leiad siit kümneid ja kümneid selliseid kasulikke näpunäiteid, videosid, intervjuusid ja podcast'e, mis aitavad sul paremini mõista nii ennast kui võib-olla ka oma kaaslast. Liitu selle kanaliga ja otsi üles kõik need teemad, mis võivad sulle huvi pakkuda. Ja arvesta, et ma pidevalt täiendan seda materjali siin kodulehel ja siin YouTube'i kanalil. Vajuta nuppu subscribe ja lisaks ka see kellukene, mis annab sulle teateid iga uue postituse kohta. Aitäh sulle! Sellest oli, kunagi oli artikkel Tai kuningriigist, et seal oli üks siis miljonär, kes ühel hetkel lihtsalt oli piisavalt rikas, et müüa oma äri maha ja hakata tegelema, mis talle tegelikult meeldib, ehk tema selline vajadus oli või missioon oli hoida maailm puhas. Nii. Ja tema tahtis hakata kojameheks. Ja see oli siis reaalne nagu miljonär, kes töötas kojamehena. Sellepärast ta võis endale seda lubada, sellepärast, et talle lihtsalt see asi meeldis. Et see ongi see, et julgus teha elus neid asju, mis sulle tegelikult nagu meeldivad. Ja mitte karta seejuures, kui me räägime ehedusest, siis mitte karta ja seejuures ka seda lapselikkust. Et mul on mingi lapsik idee või unistus või millest ma unistan, ma nüüd suur mees, ma hakkan nüüd sihukest asja tegema. Ma toon ühe näite. Ma elasin noorena, meil ei olnud peres palju raha ja ma pidin ise endale taskuraha suht hankima. Tegin koolis mingit äri või niimoodi, aga kunagi ei saanud nii palju raha kokku, et oma võib-olla soove või unistusi täide viia. Ja ma mäletan, et ma käisin näiteks spordipoes ja mulle meeldisid ühed mingid tossud. Ja need olid nagu mu lemmikud ja ma iga päev peale kooli läksin, vaatasin neid tosse. Maksid mingi 1500 krooni või mingi ulme summa, mida mul loomulikult nagu ei olnud kuskilt võtta. Ja siis tead, mis ma tegin? Nüüd, suureks kasvades, ma otsisin need samad tossud eBayst ülesse. Ossa. See on 95. aasta mudel. Ossa. Ja ma ostsin need endale eBayst ja käin nendega ja tuletan endale seda lapsepõlve meelde ja mõtlen, et ma tegin selle teoks. Olgu läks palju aega, sellega läks, aga ma sain oma unistuse. Et kuulajatele olgu öeldud, et Igor võttis praegu ära oma tossu jalast ja näitab mulle seda tossu, see on tal käes. See on jumala äge toss. Ja see on pumbaga toss ja neid toodetakse siiamaani ja nad siiamaani maksavad mingisugune 150 €, aga eBay's on neid saada. Ehk et mõte on selles, et ükskõik kui veider see unistus ei ole, tee ta teoks. Ja tead, kui hästi ma tunnen, kui ma need tossud iga kord jalga panen. Ma tervendan oma sisemist last sellega, iga kord, kui ma neid tosse vaatan. Ma näen, et see on võimalik, sest siis see tundus minu jaoks võimatu ja ma programmeerin enda sisemist seda uskumust ümber sellega. Absoluutselt. Ma just eile mul oli ka üks meesklient ja ma soovitasin talle täpselt sama asja. Et võta üks lapsepõlvest, üks unistus või mingi asi, mis sul ei tegemata või midagi, mis sul isa lubas, aga ei teinud. Vot. Ja ole nüüd ise endale, isa eest. Võta nüüd see vastutus ise enda eest, sest nüüd on juba olukord nagu teine ja tee see ära. Ja sul hakkab kergem, sul need võib-olla kauged lapsepõlve vajadused, mis sinu programme ikkagi mõjutavad. Nad saavad selle lahenduse ja saab, siin on selline psüühika saab selle kerguse tunde, et sul on jälle mingi sisemine väike nagu linnuke on kirjas, sul hakkab hinges kergem ja sa saad oma eluga edasi minna, et mitte olla kinni nendes vanades programmides, mis sind mõjutavad vanast ajast, aga hakata juba looma mingisuguseid uusi asju. Et asjad loksuvad paika. Ja uskumused saavad ka nagu korda sellega, et raha ei kasva, mis need programmid olid, ega raha ei kasva puu otsas ja mis meid nagu mõjutasid.
aga ma tahaks veel rääkida sellisest ootusest justkui, et või arvamusest siis, et mehed on nagu üksikud hundid. Nad peavad saama üksi hakkama. Igas situatsioonis peavad saama üksinda hakkama, nad peavad olema tohutud iseseisvad, sõltumatud. Kas see peab nüüd nii olema? Et see paneb meestele ju suure surve, et nad ei tee koostööd. Nad proovivadki hakkama igal pool ise saada, on ju. No see tuleb natukene meie sellest jälle sotsiaalsest programmeerimisest ja kasvatusest, et meid ei ole õpetatud esiteks nagu tegema koostööd ja teiseks meil on pidev selline konkurentsitunne, et mehed tihti näevad teisi mehi konkurentidena. Nad ei näe neid partneritena. Just. Juba kooliprogramm õpetab meil olema teistest parem, saada paremaid hindeid kui teised ja kooliprogramm on suunatud individuaalsooritusele. Väga vähe, nüüd juba rohkem, ma loodan, teatud koolides tuuakse järjest enam sisse grupitööd, kus me õpime tegema koostööd. Sest mis on ettevõte? Ettevõttes on samamoodi, on mingisugune tiim inimesi, kelle vahel on vastutused ära jaotatud ja nad loovad koos ühte asja. Aga nüüd, kui sa oled see üksik hunt, siis paratamatult sa peadki kõike oskama. Ja see on natukene meie selline postkommunistliku ühiskonna selline veidrus, mida ameeriklased vaatavad väga nagu et mis inimesed te olete, te nagu oskate kõike, iga mees on nagu orkester, sa parandad torusid, sa parandad autot, sa sõidad vahepeal veoautoga, siis sa kirjutad mingid raamatuid, siis sa teed filme, no mis mõttes nagu, et neil oli selgelt koolis juba väga varajases staadiumis toimus spetsialiseerumine. Ehk sulle 6. klassis öeldi ära, et sinust saab toruluksep ja sinust saab meremees ja ta hakkas seda rida käima. Ja kõik muud asjad nagu lõigati tema infomaailmast väljas, sest nemad on nagu selles suhtes hästi kitsa silmaringiga. Ameeriklased, meie vanused ja meist vanemad. Neil on hästi kitsas silmaring, nad ei ole kunagi USAst väljas käinud, nad ei tea isegi, nagu, mis neil teistes osariikides toimub, nad teavad ainult seda, ta teab täpselt seda, kuidas see kalakonks sinna Jõhvi külge käib. That's it. See on tema elu. Meie jälle, me peame seda kõike oskama, me peame traadist ise selle konksu valmis tegema ja mees teebki selle valmis. Ja mõnes mõttes mina nagu naudin seda, et ma oskan paljusid asju, aga teistpidi ma näen, et see maksab mulle kätte, et ma jään lihtsalt aja hätta, kui ma proovin kõike ise valmis teha, et tegelikult ma vajan inimesi, tegelikult ma vajan tiimi ja ma olen valmis nendega koos tööd tegema, et luua ja saavutada enamat. Ja et mul tuli selline koht just meelde, et kui on mingi avalikum üritus, siis sellist suhtlemist harrastavad seal nagu üks selline väike seltskond ja siis põhiliselt inimesed on sellist kuidagi nagu omaette. Sellepärast, et ei ole harjutud just see, nagu sa ütlesid, võtma teist inimest kui partnerit. Et siin on igasugused sellised vanasõnad, et inimene on inimesele hunt näiteks. Ja kõik tunnevad, et kõik on nagu üksteisele nagu konkurendid, aga tegelikult selline kaasaegne lähenemine juba, mis on nagu kergem, mis on õnneks peale tulemas, ongi see, et sa kellest sa võib-olla mõtlesid, et on konkurent, aga sa proovid olla hoopis temaga partner ja see päeva lõpuks on hoopis kasulikum mõlemale poolele. No ma hästi selgelt näen seda oma meestelaagrites. Ma teen meestelaagreid, kus tulevad kokku ainult mehed. Me oleme kas seal 3-4 päeva, oleme metsas. Ma teen näiteks surmalaagrid, kus me teeme erinevaid matuseriituseid ja mehed saavad oma surmahirmust üle, aga ka lihtsalt selliseid töö- ja puhkelaagreid, ainete ja alkoholivabasid, kus me saame kokku, teeme tööd, räägime elust ja mehed saavad omavahel nagu sõpradeks ja paljude jaoks on need sõprussuhted palju tugevamad kui võib-olla mingi elu mingisugune lapsepõlve sõbraga, kellega nad heal juhul on võib-olla õlale patsutanud, aga ei ole näiteks kunagi kallistanudki. Et seal me õpime ka seda füüsilist lähedust, et me võime kallistada, me võime teineteisele komplimenti teha, me võime nagu teineteist tunnustada
ja seal saavad mehed sellise laengu ja pärast suhtlevad veel omavahel edasi ja see on nagu nii tervendav, nii hästi mõjub see nende psüühikale, et ta tuleb sealt laagrist välja, ta on ennast tühjaks röökinud, ta on võib-olla nutnud, ta on saanud kõvasti naerda, on ju, ta on nende oma emotsioonidega ühendust saanud, ta on teiste meestega ühendust saanud ja ta tunneb ennast inimesena. Ja siin on see koht just, et paljud mehed arvavad, oi, et kus ma enam sõpru leian. See võtab nii palju aega, selleks on ju terve elu vaja. Aga sõbra leidmine ei käi nii. See ei ole mitte ajaline mõõde, see on sügavuse mõõde. Et mida rohkem sa suudad ennast avada ja kui teine avab, siis te suudate üksteist selle avamisega palju rohkem üksteisele läheneda, saada sõbraks, võib-olla 1 tunniga, kui kellegiga mingi 20 aasta jooksul. Sa tead küll teda 20 aastat, aga sa pole ühelgi tõsisel teemal rääkinud peale autode ja naiste. Sa tegelikult ei teagi, kes see tüüp on. Näiteks, kui ma toon sellise näite, kui sa satud laeva õnnetusse, laeva hukk on ju, ja sa pääsed kuskilt võib-olla 2 teise mehega ja see kõik toimub võib-olla 1 ööga, kus te jõuate kuskile paadiga lõpuks kaldasse ja pääsete sealt. Miks sa selle inimesega elu lõpuni jääd hästi tugevalt seotuks? Sest et see emotsioonide voog, mis teist läbi käis, see surmahirm ja kõik need kogemused on nii võimsad, et mitte ühegi teise inimesega, kellega sa oled aastaid kuradi õllet lastud kuskile pubis on ju, ei jõua sa ligi lähedale. Et see on sinule nagu juba nagu hingevend või õde. Aga nüüd selle üksiku hundi teooria juurest, et kuidas nüüd see uskumus, et mehed mõtlevad, et me peame kõik olema üksikud hundid, kuigi hunt on tegelikult ju karjaloom, et kuidas see mõjutab seda nii-öelda abi küsimist, kas näiteks sinu juurest või kuskilt teraapiast või tavalise arsti juureski, et see ju mõjutab ka sellistes küsimustes, kus tegelikult endale on väga raske mingit abi pakkuda, kui sa ei ole ise arst või isegi ise oled arst, sa ikka käid teise arsti juures. No vot, alustame sellest, et kuna sa hunti mainisid, siis hunt on tegelikult väga hea karjaloom. Neil on väga selge hierarhia ja neil on oma pealik ja nad hoiavad ka kõige nõrgemaid karjaliikmeid. Et üksik hunt on võib-olla selline natukene ekslik, aga no see on selline müüt, jah. Ja, aga meeste puhul ma ütleks, probleem ongi selles, et mehed ei küsi abi. Või küsivad siis, kui asjad on ikka päris pekkis. Minu juurde, kui on suhtedraama, siis mehed jõuavad minu juurde siis, kui kodus on kapid tühjad ja võtmel on laua peal. Siis tullakse ja kuule, aga mis ma nüüd teen? Ma ütlen, see on umbes sama, nagu et sa jooksed nagu raudteejaama on ju, vaata, et rong on ära läinud ja siis tuled ja küsid takso just, kuule, aga mis ma nüüd teen? No ma ei tea, lähme hakkame taksoga seda rongi taga ajama või? Selle asemel, et sa oleks võtnud takso juba kodu ukse juures ja sõitnud rongijaama 15 minutit varem kohale, sa jõuad sinna 5 minutit hiljem, rong on läinud ja siis sa hakkad abi küsima, kuulge, ma jäin rongist maha. Sa oled rongist maha jäänud. See on nagu palju raskem on seda olukorda lahendada kui siis, kui see rong on veel seal peroonil on ju ja sa saad veel midagi ära teha. Kas me võiks öelda, et meestel enda ja suhete mõttes profülaktika mõiste täiesti puudub? Ei teata või ei osata või ei juleta küsida nõu. Sest autot ju nühitakse hommikust õhtuni ja käiakse hoolduses ja kogu aeg jälgitakse. Kogu aeg on sul vaatad, et auto oleks nagu korras. Aga nagu enda suhtes seda, on teatud tüpaažid on ju, kes ennast ka kogu aeg väga nagu hoolitsevad enda eest loomulikult, aga neid on ikkagi väga vähe. No vaata, Martin, juba selle pilguga, et kes on need kliendid, kes jõuavad sinu ja minu juurde? Kui me vaatame seda profiili, siis see on edukas mees, kes saab oma eluga väga hästi hakkama, kellel ei ole nagu rahalisi probleeme, kes pigem tahab oma elu kvaliteeti tõsta. Et ta on juba piisavalt eneseteadlik, et ta teab, mis tähendab coaching, mis tähendab sõna coaching, ta teab, et see, kui sa lähed psühholoogi juurde, ei tähenda, et sul on mingisugune mutter logiseb, on ju, et sa ei ole nagu, sind ei panda hullumajja, sest vaata, kui huvitav,
kuidas kardetakse seda, et sul on nagu peas midagi viga. Kui sul on jalg haige, sa lonkad on ju, siis sa ei häbene seda. Sa lonkad, käid kepiga ringi ja räägid kõigile, mis sinuga juhtus, käisid Alpides ja julgelt lonkad. julgelt lonkad, uhkelt on ju. Aga kui sul on peas on põrutus ja sa natukene nagu sul on mingisugune kiiks sees, see on nii piinlik. Sellest ei räägita. Sa kardad seda nagu seda, et keegi nagu avastab, et sul on mingisugune, et sa nagu peast lonkad. Ja seetõttu on ka see nagu olnud hästi tugev tabu, et no mees, mis sul viga on, sa lähed kuskil mingisuguse terapeudi juurde või, et nagu see on justkui nagu nõrkuse tunnus. Vot. Ja selline nagu häbiasi on. Häbiasi, ja seetõttu ka ütleme sellised lihtsamad mehed, jõuavad palju harvem meie juurde, sest et neil puudub ka see teadlikkus, et see, kas sa küsid abi ja lahendad oma asja nagu täna juba ära või sa järgmised 5 aastat käid ja proovid erinevaid uksi ja loksutad erinevaid ämbreid läbi ja kolistad ja saad siis selle vastuse. Et see ajavõit, vaata kui mehed, kes hindavad oma aega, nad hea meelega delegeerivad teatud asjad ära, et näed, siin on mingi Igor, kes on 10 aastat siin kuskil tantrat uurinud ja džunglis elanud ja käinud oma mingi palverännakud läbi ja kerjanud kuskil Chiang Mai tänavatel. No ma lähen küsin tema käest, kas tasub siis minna, tasub kogu firma maha müüa ja võtta seljakott selga ja kõndida kuskile teisel poole maakera. Tule ja küsi nõu. No nii, sa oled jõudnud peaaegu lõpuni selle video vaatamisega ja siin on mul sulle üks uudis. Nimelt, kas sa teadsid, et mul on olemas kursus, mis on mõeldud meestele, mille käigus sa õpid tundma naisi, lugema nende emotsioone, mõjutama nende tundeid ja pakkuma neile orgasme. Selle kursuse nimi on Puhta naudingu meister ja sa saad selle 20% soodsamalt, kui sa kasutad all olevat linki. Ja see kursus kestab 6 aega, selle aja jooksul saad sa õppida erinevaid tantramassaaže, seal on tundide kaupa videoloenguid, mille käigus me käime läbi erinevaid emotsioone ja erinevaid situatsioone naistega, mis aitavad sul mõista paremini naiste maailma. Ma soovitan sul alustada selle kursusega juba täna, see pakkumine on saadaval veel kuu lõpuni, seega kasuta võimalust ja liitu kursusega Puhta naudingu meister ja kohtume sinuga juba seal. Ja ütleme nii, et ma ei ole enda kiituseks öeldes küll nüüd ühtegi oma klienti nüüd, kes ma mõtlen nagu mehi ja nagu naisi ka, aga kes oleks nüüd kahetsenud, et ta tuli. Ja. Et ma tean neid, kes on võtnud aasta 2 hoogu, ta tuleb, ütleb, et 2 aastat on seda numbrit või e-maili aadressi nagu veeretanud, ei ole tulnud. Talle keegi kuskilt andis ja nüüd ta lõpuks tuli ja siis pigem nad ütlevad, et miks ma ikka varem ei tulnud. Sest just nagu sa mainisid, see aja kokkuhoid. Seda saab ka ise teha. Kõik absoluutselt. Kõike saab ise teha. Küsimus, et kui palju sa oled nõus investeerima aega, 10 aastat, 20 aastat, et saavutada see tulemus ja siis kui vana sa juba selleks ajaks oled. No kas või õige partneri leidmine on ju, sa pead endaga tööd tegema ja õppima mingisuguseid skille, sa võid käia mööda maailma ja proovida ja harjutada, aga mina pakun näiteks see sama meeste online kursus on ju, sa teed 6 ajaga siukse nagu hüppe arengu suhetes naistega, et sa nagu, sul on hoopis paremad šansid. Ja mina olen näinud seda, et kui nad lõpuks nüüd siis tulevad ja ütleme isegi, see on võib-olla selline natuke uuem seltskond, kes on selliste enesearengu küsimuste vastu hakanud huvi tundma. Ja nad tulevad siis, kui neil on ikkagi juhe täiesti koos. Ja see on selline efekt, kus nad on lugenud siit raamatut, sealt ühe kursuse võtnud, käinud ise veel midagi kuskilt vaatamas, siis on kuskilt midagi veel, kuulanud ühte podcasti täiesti erinevatest valdkondadest ja pilt ei lähe kokku. Killudan. Ja need on kõik need on võib-olla need super raamat oli ja super podcast oli ja super treening oli, aga need on täiesti erinevad, et siis ma olen nagu öelnud, et see on selline asi, et sa tellid kõige kallimad ehitusmaterjalid, aga sa pole kunagi maja ehitanud. Ja nad tuuakse korraga sulle kohale, pannakse sinu ette maha, pane maja kokku, kõik on olemas.
aga sa ei ole mitte kunagi seda maja kokku pannud. Ja siis sa paned nendest headest materjalidest, no ei tule sul see maja nagu väga hästi välja. Et selles mõttes on ka tark tulla kuskile vastuvõtule, teraapiasse, coachingusse, kuhu iganes siis, et inimene valib, et just sellepärast, et saada see kogemus, mis järjekorras neid asju teha. Sellepärast, et see järjekord on ka väga oluline. Mis on baasasjad, mis on sellised juba järgmise taseme asjad, et need õiges järjekorras inimese sees paika loksutada ja ta hoiab jällegi tegelikult aastaid kokku. Ja tead, ma jagan sinuga, Martin, mis on üks oluline asi, mida mina meestele pakun coachingu ajal. Minu juures käivad mehed, kes võtavad näiteks aastase coachingu, et liikuda oma elus, nad on juba edukad, neil on juba kõik hästi ja nad tahavad liikuda järgmisele tasemele, et saavutada võib-olla mingisugune tippvorm erinevates eluvaldkondades. Ja üks asi, millest ma näen, et mehed kõige enam puudust tunnevad, on kiitus. Just. Ja tunnustus. Et ma tihtipeale lihtsalt kiidan ja tunnustan neid ja näen neid asju, mis on hästi. Sest nad on, ma võtan mütsi maha Eesti meeste ees, nad on nii palju pingutanud ja nii palju endaga tööd teinud ja nii palju saavutanud ja nii palju ära teinud ja nii palju tööd on teinud ja andnud endast parima. Ja mis nad sellest saavad? Nad saavad ainult kogu aeg vastu päid ja jalgu, et ikka on vähe. Alati on vähe. Või see läks valesti või toda on puudu ja ikka on kogu aeg puudu. Ja selle asemel mina alati hakkan otsima neid asju, mis on nagu ära tehtud, mis on nagu hästi läinud, mis on need omadused sinus, mida ma praegu tunnustan ja ma ütlen, mis on sinu nagu trump. Ja see ära tundmine, kui keegi peegeldab sulle nagu positiivselt, siit tuleb see partnerlus ja vendlus tuleb mängu, et korraga sinu vastas istub inimene, kes ei ürita sinuga konkureerida, kes ei ürita sinust nagu üle olla, vaid vaatleb sind ja ütleb sulle, et tead mees, sul on nii äge hääl. Sa peaksid rohkem oma häält kasutama. Kui sa räägid, siis see on nagu kõlab nii hästi, et leia viis, kuidas sa oma häält rohkem kasutad. Ma ei tea, salvesta seda või esine kuskil, et sul on, ja sellist asja ei ole talle võib-olla elus mitte keegi kunagi öelnud. Sest kõik alati otsivad vigu. Meie meel, meie mõistus on disainitud nii, et see otsib kogu aeg vigu. Ja see tuleb kusagilt sellisest ürksest võib-olla ka jälle nagu keskkonnast, kus me pidime kogu aeg märkama, et okei, et näiliselt on kõik hästi, aga kus on vaenlane? Kus on nagu midagi, kes kuskilt nagu liigi hiilib? Ja meie meel on pidevalt vigade otsingul. Alati, kui sa vaatad mingit olukorda või sündmust, siis sa otsid, okei, mis valesti on, mis nagu puudu on. Ja sama on, kui sa vaatad peeglisse, sa otsid kogu aeg neid vigu ja keskendud neile. Ja nüüd on hästi hea ja tervendav, kui keegi ütleb, tead mees, sul on need asjad on nii hästi paigas. Sa oled selles nii tugev. Ja nüüd sa paned sa tood oma tähelepanu nendelt vigadelt oma positiivsetele omadustele ja hakkad neid lihvima ja hakkad neid võimendama ja korraga sa oled tipus. Jah, et see on tõesti oluline, mis sa ütlesid, sellepärast, et see edu, mehed, keda isegi pole kunagi kiidetud, nad võivad selle edu saavutada, aga see toimub tohutu kütusekuluga. Nad lähevad nagu läbi sellise nagu halli seina, et saavutada siis see, mida nad siis on lõpuks saavutanud, selles saavutamises on väga tihti sellist nagu tõestamise energia tegelikult. Ja kust see tuleb, üks oluline põhjus on see, et see tuleb nagu kodunt, lapsepõlvest. Väga paljudel on olnud sellised tõelised Eesti mehed isad, kelle põhimõtte elu moto on olnud see, alati saaks paremini. Ja kui sa oled lapsepõlvest kuulnud 1000 korda, sa oled teinud nagu ideaalselt, aga isal on selline põhimõte, et kuule, tead, see poiss muidu tead, et temast asja ei saa, laseb veel lõdvaks, ta peab ikka kogu aeg pingutama. Ja siis ma talle ütlen, isegi kui ta teeb ideaalselt, ma ütlen talle, pinguta veel, alati saaks paremini. Ja sellel poisil on niisugune tunne, et ta ei ole kunagi piisav, kunagi pole piisavalt hea, tal hakkab tekkima lootusetus ja ta tahab sellele isale siis tõestada,
ja ta tõestab 10 aastat, 20, seda isa pole enam olemaski, ta ikka tõestab ja ta ei tee mitte seda, mis me räägime, et ole ehe, tee enda jaoks midagi, aga ta teeb seda selle tõestamise energia pealt, on ju. Ja mis tegelikult, et üks asi on see, et kunagi pole piisavalt hea, aga tegelikult seal puudub see toetus, mis sa ütlesid, ja ka usk, et paljud mehed pole kogenud seda, et keegi neisse usub. Ja see on see asi, mida naised saavad teha. See on üks tohutu, meie proovime seda loomulikult oma teraapias teha, kui me näeme, et siit on midagi võtta, see on tõeline mees, siin tal on mingid head omadused, me ju näeme ära seda, me on nii palju mehi näinud. Ja. Me näeme kohe selle ära, kus need mehe tugevused on. Ja loomulikult me ütleme seda talle. Ja tunnustame, sest paljudel ei ole seda tunnustamiskogemust. See on täiesti eraldi teema, see tunnustamine. Aga see, kui sa usud sellesse mehesse või keegi mehele ütleb, keda ta siis usaldab, näiteks nagu meid või tal on mõni hea sõber või siis naine, kes usub temasse, siis see annab sellise ekstra jõu sellele mehele. Ja mis suhetesse puutub, siis kui on näha, et näiteks naine enam mehesse ei usu, siis on juba asjad halvasti. On. Seda, vahel annab parandada, aga see on juba nagu päris nutune seis. Kahjuks küll ja siin ma tooksin sellise lihtsa nagu võrdluse nagu dünaamikas. Kui sa vaatad mehe ja naise suhet, kui need on nende ninad nii-öelda, peaksid alati olema natukene nii, et mehe pilk on natukene kõrgemal kui naise pilk. Kui mees natukenegi, kas või 1 kraadi võrra vaatab naisele ülevalt alla, ehk et oluline on see, et naine vaatab mehele alt üles. Siis on naise jaoks see mees midagi väärt ja siis tal on selle mehe vastu respekt, kui ta vaatab talle alt üles. Nii kui ta vaatab mehele ülevalt alla, nii on täpselt see kaskaad, mida sa just kirjeldasid, et sealt enam head nahka ei tule. Just. Ja seda naised teraapiates ju tunnistavad. Kui ei ole teisi pealtvaatajaid, nad on täiesti avatud, keegi on neile mitte ühtegi hinnangut ja nad räägivad täiesti hingepõhjast meile, siis nad ju ütlevad seda, et nad tahavad mehele vaadata alt üles. Jah. Ja see on täiesti normaalne. Ja see on see võrdõiguslikkus ja feminism ja see kõik läheb tahaplaanile, sest et suhe toimiks, seal on nagu seda vaja. Kui naine hakkab vaatama mehele alt, ülevalt alla, selliseid suhteid on ka loomulikult. See naine ei austa seda meest, tal on lihtsalt, selle naisel on muidugi endal palju probleeme järelikult ka, et ta elab sellise mehega, keda ta ei austa. Või on olukorra sunnil, eks ole? Ja olukorra sunnil. Jaa, sest et näiteks hästi tugev laine oli sõjajärgne. Meil on siin uus sõda on ukse taga, aga ütleme viimasest sõjast, kus ka eestlased osalesid. Hästi paljud mehed ei tulnud koju tagasi ja need, kes tulid kas sandina, eks ole, või kas nad olid emotsionaalsed sandid või nad olid füüsilised sandid. Ja naine pidi võtma ikkagi selle juhtiva rolli. Tema pidi siis seda majapidamist enda õllul kandma. Ja paratamatult see tekitas olukorra, kus ta vaatas mehele alt üles, ülevalt alla. Et mees ei olnud võimeline seda peret nii-öelda kandma, naine kandis ja ta vaatas ülevalt alla seda meest. Mehed hakkasid jooma, läksid nii-öelda lodevaks ja olid selline nagu alamklass. Ja see muster kanti vanaemalt temale, emalt tütrele, et meest ei saa usaldada. Mees on loru. Hästi paljud naised usuvadki tänase päevani, et mees on loru. Ja selle usalduse võitmiseks nüüd on vaja teha tööd. Ja seda tööd teeme meie sinuga, nende naistega, ja saaksid teha ka mehed ise. Aga kuidas? Mis oleksid need vahendid, kuidas mees saab naisele tõestada, et ta ei ole loru ja samas, et ta ei ole ka jalamatt? Ja ma arvan, et esimene on see, et ta peaks ära võtma endalt selle tõestamise energia nii-öelda. Just. Et kui sa hakkad midagi tõestama, see juba ei ole mehelik. Ja. Mees ei tõesta kellegile mitte midagi. Õige. Mees tegutseb vastavalt oma eesmärkidele, ta läheb sinna suunas, kuhu ta on otsustanud
noh, ta loomulikult võib kuulata, mis nii-öelda naine arvab ja panna kõrva taha ja ausalt öeldes rumal on see mees, kes ei kuula naise soovitusi. Aga ikkagi tal peab olema see oma siht. Ta teeb seda sellest, aga mitte sellest tõestusest. Ja suhtlemine ja oma selliste vajaduste läbirääkimine. Ehk siis siin selle tunnustusega mul just tuli meelde, et paljud teavad, et on olemas selline hea raamat nagu Armastuse 5 keelt. Et igal ühel on oma armastuse keelt. Mina olen mõelnud, et tegelikult tuleks kirjutada raamat tunnustuse 5 keelt ja toetuse 5 keelt. Sest et see toetus, kuidas naine saab meest toetada, on väga erinev ja meheti erinev. Et kui ma küsin siis meestelt, et tihti lugu, et kuidas sa siis tahad, et su naine sind toetaks? Ma pole kunagi isegi mõelnud seda. Ja kui ma küsin naise käest, selle sama perekonna nii-öelda naise käest, ta ütleb, et kui ma olen teda haigeks toetanud, et ma ei jaksa enam teda toetada ja mees ütleb, et teda keegi ei toeta. Ehk siis esiteks, nad ei suhtle oma vahel ja mees ei ole nagu öelnud, et mis on see toetuse viis, kuidas just temale, mis talle vajalik on. Sest tegelikult pigem naistel on see soov olemas seda oma meest toetada, aga nad ei tea, kuidas. Ja mees ei ütle ka ja naine ei küsi ka, sest nad lihtsalt nagu selles võtmes ei mõtle. Jaa, seal on nii tohutu potentsiaal peidus. Absoluutselt. Et sealt hakkavad ühtede klientidega oligi nii, et tahtsid ehitada majale juurdeehitust, mees tahtis. Ja see nõuab raha, aega, nii edasi. Ja siis rääkisime selle asja läbi, et mees ütleb, et jube raske on ja naine kogu aeg, et lapsed ja värgid ja kogu aeg on mingisugused probleemid ja niimoodi ma seda maja küll ei ehita mitte kunagi valmis. Siis ma soovitasin, et aga võta naine punti. Räägi naisega läbi, et te panete nii-öelda oma mees ja naise energia nii-öelda ühes suunas liikuma. Et naine saab ka teadlikuks sellest eesmärgist, siis ta saab sind toetada, ütle talle täpselt, milline see toetus peab olema, mis sul on vaja selleks, et teie ühine kodu saaks laieneda. Ja said hakkama. Oli võimalik küll. Kuigi alguses tundus, et ei ole võimalik, sellepärast, et tegelikult kõik oli laiali, omavahel ei olnud nagu suheldud ega räägitud. Ja need ühised projektid on hästi head drive'id, üldse hästi viivad suhet edasi. Ja tihti me nagu takerdume sellesse, meestena ma näen, mehed takerduvad mingisuguste ebaõnnestumiste nii-öelda ja lõpetamata asjade nagu rajale. Ja see võtab motivatsiooni maha ja sealt tuleb depressioon ja sealt on juba selline nagu lõpuks sa teed ainult neid asju, mida naine sulle ütleb. Ja. Minu soovitus on, et igas päevas peab sul olema vähemalt mingisugune väike edukogemus. Tee mingid asjad ära. See võib olla alguses nagu nii lihtne, et ma ei tea, hommikul tee voodi ära ja kiida ise ennast kas või selle eest, et näed, mees, sa tegid voodi ära. Väga hea päeva algus, tubli oled. Kui sa naiselt seda tunnustust ei saa, siis hakka ise endale pakkuma. Väikeste võitudega. Väikesed võidud moodustavad lõpuks suure terviku ja sinu enese hinnang hakkab tõusmast, et kui sa oled olnud pidevalt materdatud kõigepealt oma ema poolt, siis isa poolt, siis õpetajate poolt ja nüüd selle naise poolt, sinu enese hinnang on kuradi 0,002 100. No mina olen veel pannud tähele seda, et vahel ei olegi ühtegi negatiivset sündmust inimesel olnud. Vaatad, normaalne pere, kõik on normaalne, aga kõik on olnud väga hõivatud. Mitte kellegil pole olnud aega selle nii-öelda väikse poisiga näiteks siis tegeleda. Ja see poiss on kasvanud üles lihtsalt puhas leht. Ma otsin siit, otsin sealt, me ei ole mingit traumasid, kõik on hästi. Vaatad, et inimene lihtsalt ei tea. Siis tuleb lihtsalt seda infot anda või suunata, kas või näiteks sinu nii-öelda kursusele on ju. Et kus ta selle info saab? Et alati ei ole põhjus selles, et teda on keegi kuidagi halvasti talle nagu öelnud või kohelnud. On ju. Traumeerinud. Vahel on lihtsalt see, et
ta isegi ei tea, kust kohast alustada. Sellised kliendid on vahel isegi kõige hirmutavamad. Et tuleb sinu juurde selline 50 pluss mees, tal pole ühtegi traumat, tal pole ühtegi läbielamist, tal on võib-olla heal juhul olnud seal 1 või 2 partnerit ja elu ongi niimoodi hallilt läbi elatud. Siis see on ka nagu omamoodi minu jaoks on see selline õudne tunne, et appikene. Ma pigem nagu naudin seda üles-alla, seda virvarri, mis on minu elus toimunud, kui see, et ongi selline hall argipäev olnud kogu elu. Aga milles siis need põhjused veel võivad olla, et miks kõik need olukorrad sellised siis on ja miks meestel on siis nii raske vahel sealt nendest sellisest nagu hallist elust välja tulla? Tööd on palju. Hästi palju kohustusi on. Mehed võtavad endale hästi palju kohustusi kanda. Miks? Ühiskond nõuab. Ühiskond on niimoodi, isegi võib-olla naine ei nõua, aga ühiskonnal on sellised normid, et näed, sul peab olema selline elustandard, sul peab olema Tallinnas, näed siin kinnisvara, nii palju ruute vähemalt, laps on ka, on ju, sa pead lapsele neid ja neid asju nagu tagama ja isegi kui sa selle lapsega koos ei ela ja naine hoopis elab, siis sa pead ikkagi seda edasi nende elu kõike kinni maksma ja võib-olla on sul 2 sellist peret, on ju, kellest kumbki sinust midagi kuulda ei taha, ainult nii-öelda siis, kui maksetähtaeg on käes, siis tuleb sinu telefoninumber meelde. Ja seda nõuet ei esitata kuigi nagu pehmelt ja viisakalt. Mehed on ennast matnud kohustustesse ja see koorem ei ole kerge kanda. Aga ütleme, need kohustused, mille alla siis mehed ennast matavad, see on ju ka teatud mõttes ikkagi ju meeste enda valik, on ju. Et nad valivad. Ja nüüd on küsimus, kas nad teevad seda teadlikult või alateadlikult. Et nad ei kujuta isegi ette teistmoodi elu. Et nagu vahel siukstel vähemalt vanakooli matustel ma mäletan, et öeldakse, et oli tubli mees, tegi palju tööd. Ja rohkem ei osatagi midagi öelda. Eluaeg tegi tööd. Et kui sa ütled, et see on olnud valik, siis mina küsin, aga mis on need valiku variandid? Mille vahel tal oli valida? Ta on üsna niimoodi selgelt sellesse koridori suunatud. Meil anti valida küll koolis, ütleme. Öeldi, et need, kes keskkooli ei saa, need lähevad kas vangi või sinna kutsekasse. Need olid meie valikud. Meil oli valida, kas minna oma akadeemilist teed või lõpetada kusagil, ma ei tea, vanglas või kutsekoolis. See oli nii, see oli nagu võrdusmärk seal vahel. Ehk et meid on kogu aeg tegelikult suunatud ja väga vähe on jäetud valikuvabadust see juures. Et need, kes tegid oma valiku, olid rebelid. Need olid mingisugused sellised võitlejad, kes ei olnud nõus selle süsteemiga. Süsteem suunab sind kogu aeg ühes suunas. Tee tööd, tarbi, jää haigeks, sure. Nagu lihtne. Selline väga kitsas on see rada. Aga praegu on vist hakanud see ikkagi muutuma. Ja need inimesed, kes sellest ennast välja rabelevad, need siis hakkavad elama. Ja need hakkavad elama endale. Sest tegelikult, kui vaadata nii, et mõnes peres on nii-öelda 2 venda ja üks pole saanud hakkama, nad on ühesuguse taustaga absoluutselt. Ja teine on võtnud kätte ja töötanud ennast ülesse. Et tegelikult see võimalus on olemas. Et kui sa paned endale sellise eesmärgi, vahel nagu küsid, et aga miks sa siis seda ei ole teinud, inimene ei tea, sest ta pole sellist eesmärki pannudki endale. Et siin on ka vaja sellist nagu julgust sellist eesmärki ambitsioonikat endale panna, et jõuda siis kuhu eesmärki paneb ja töö kontekstis rääkides, et elada sellist nagu tasakaalukamat elu on ju, või sellist, mis sul ka mingisugust nagu naudingut pakub. Sest vastasel juhul sulle ei jää energiat mingiteks muudeks tegevusteks, isegi oma naise jaoks ei jätku energiat. Ja eesmärk on üldse väga oluline
meesprintsiibi selline väljendus. Üldse, mina õpetan meestele panema endale eesmärki, sest see teeb sind mehelikuks. Kui sul ei ole eesmärki, siis sa oled selline ilma selgroota siuke fluidum, kes kulgeb hästi naiselikus energias, langetab otsuseid niimoodi viimasel hetkel, niimoodi emotsiooni pealt. See on ka väga ilus ja tore viis ja väga paljud spirituaalsed inimesed elavadki seda, aga see on hästi naiselik energia. Ja mis toimub on see, et sa muutud naiste jaoks nagu, see on naiste jaoks on turn off. Kui mees on selline fluidum ja no ma ei tea, no mis me võiks teha, no otsusta sina, on ju. Et ta nagu lükkab kogu aeg ka selle vastutuse ja otsuse naise kanda. Ja ise on sellises nagu kulgemises ja mees ilma eesmärgita on nagu mees ilma munadeta. Ta on tore vaadata ja võib-olla nalja visata, aga asjadest ei saa. Naised ütlevad selliste kohta, et ütleme nii, et naised isegi võivad öelda, et kuule, et see on ju nii tore, et selline nagu mees ja nii edasi, aga kui küsida, kas omale tahad meheks pida? Sõbraks, okei, jah, nii-öelda sõbrannatada siukse mehega, no miks mitte, väga tore. Aga küsid, aga meheks tahad omale? Ei, no see on nagu hoopis teine kategooria. Et need samad naised, kes vahel ütlevad, et no, et see mees võiks olla siuke, kõik see tundelisus ja hommikust õhtuni, siis vaatad, et mis mehed tegelikult endale valitakse, siis need on hoopis teisest puust mehed. Täpselt. Ja, et see on nagu see ohukoht, et see teine äärmus, et nagu me alustasimegi, et üks on see tõeline see mehelikkus, ja võib-olla nagu sa ütlesid, alustasid on ju selle sõjaväelise korraga ja kontakt selle võib-olla ürgse meheliku jõuga ja teine on see pehmem pool, on ju see naiselikum pool. See peab olema tasakaalus, et keegi ei saaks valesti aru, et see ei tähenda seda, et sa ei tohi olla nii-öelda macho, on ju, et sa võid olla küll, kui sul on olemas ka tasakaalus see teine pool. Ja kas see teine pool, et sa oled ainult naiselik või selline ainult nagu pehme, ainult tunded, see pole ka mingisugune ideaalne lahendus, on ju. Sa pead olema kontaktis selle mõlemaga. Kui sulle meeldis see video ja need teemad, mida me Martiniga arutasime, siis ma soovitan sulle liituda selle kanaliga ja kindlasti vaata ka minu kodulehte parimarmastaja.ee, kus sa leiad kasulikku infot igale mehele, kuidas saada kvaliteetseks elukaaslaseks ja armukeseks oma naisele. Ootan sind seal. Ja kuidas sinna tasakaalu jõuda? Võib-olla see ongi see kõige olulisem teekond, millele mina olen toeks mehele. Kuidas jõuda sinna tasakaalu, kuidas saada oma parem ja vasak käsi koostööd tegema, kuidas jõuda sellesse keskmesse, kus ma olen ühelt poolt nagu tundeline ja mõistan naist ja teiselt poolt ma olen mehelik, ma suudan langetada otsuseid ja kanda oma nii-öelda perekonda elust läbi. Et esimene asi peaks olema see, et mees paneb endale selle eesmärgi, et ta tahab selliseks üldse saada. Et ta nagu mõtleb sellel teemal üldse, et kas ma olen siin äärmuses või ma olen järsku teises äärmuses, võib-olla ta saab kellegiga nii-öelda arutada, tunnetada ise või tulla nendel teemadel siis meiega rääkima. Ja kui ta paneb selle eesmärgi, et tema tahab olla tasakaalus, et ta saab olla tundeline, et talle avaneks kogu see maailm, see pehmema poole maailm, see on ju täiesti eraldi maailm, et need, kes tulevad sellest karmimast maailmast, siis neile on see täiesti uus maailm, kus on tunded, kus võib meel härdaks minna, kus sa võid mõnda filmi vaadata või minna situatsioonis olla, sul võib pisar tekkida. Ma tean mehi, kellel on sellest paanika tekkinud, sest mitte kunagi nad pole seda tundnud, nad on kasvanud kuskil tänavaseadused ja nii edasi. Kui nad tulevad, siis reaalselt nad hakkavad, nii-öelda, mis siin salata nagu ilusasti öeldes, kui süda hakkab avanema, nad hakkavad ju siis tundma. See on ka muidugi ohtlik, see on alguses väga hirmutav. Ja samal ajal need üksed nagu pehmema poole mehed, kui nemad saavad loa tunda viha, nad saavad loa, et nad võivad ka oma piire kõigepealt üldse välja öelda, kehtestada loomulikult väga viisakalt, siis see on neil tohutult vabastav,
sest selgub, et seda viha on nad tegelikult, nad ütlevad, et mina olen siuke mees, mina üldse ei vihasta mitte kunagi. Okei, ma usun seda siis, kui sa oled munk. Ja ma olen munkadega kloostris elanud ja ma tean nendest munkadest nagu päris palju, on ju. See on nagu üks suur müüt, et nad on siuksed nii-öelda valged, pehmed ja karvased, on ju. Aga noh, me räägime siis nendest väga kaugele jõudnud munkadest, on ju. Siis ma usun. Aga kui sa oled tavaline siin Eesti mees, siis ma nagu väga ei usu seda, et sa oledki selline, kui sa ei ole nagu pikkasid praktikaid teinud, on ju, et sul seda viha ei ole. Ja siis, kui ta selline mees saab selle vihaga kontakti, siis tal justkui nagu kivi langeb südamelt. Et jällegi toon näite, tuli üks teraapiasse mees, tal pere, nagu sa rääkisid, naine ütles kõik asjad ukse taha, kõik aitab mul, kõik tõmba minema siit. Et agressiivne, karjus laste peale ja nii edasi, ei olnud võimalik selle mehega koos elada. Ja siis selle viimases hädas mees tuli ja ta oli siuke liiklushuligaan ja kurikas kätte autost välja ja midagi oli siis kohe. Ja mõtlesin ka, et okei, mis me siis selle mehega teeme, on ju. Ja hakkasime lihtsalt seda viha välja laskma. Ja viha välja laskmise töös sa saad, töötad ka need läbi, et mõte on see, ükski mees ei sünni vihasena, on ju. Sünnivad, kõik on siuksed toredad pontsikud, on ju. Ja siis ühel hetkel siis see viha hakkab kuskil tekkima. Ja antud mehel oli siis see viha tekkis, see oli seotud oma isaga, seal oli ülikarm isa, mis isa lubas igasuguseid asju, andis kere peale poisile ja ühesõnaga päris õudsed lood. Aga isa vastu sa ei tohi lasta oma viha välja, sa oled väike ka, isa on sust tugevam. Järelikult see viha hakati kogu aeg alla suruma, see läks nagu vedru. Ühel hetkel seda isa enam ammu ei olnud. Aga see vedru oli nii kokku surutud, et see viha tuli nii-öelda igas võimalikus situatsioonis, ta näitas seda viha välja, liikluses igal pool. Ja kui siis me ühendasime ära selle tema viha, selle algallikaga, kuidas see oli seotud selle isaga ja töötasime selle isa teema läbi, ma arvan, meil läks puhtalt isa teema läbi töötamise peale mingi 3-4 tundi, mitmes erineval korral, siis ühel hetkel ta vajus nagu sellest vihast läbi kurbusesse, sest ta lakkas kurb. Viha all on kurbus. Ja, et need tunded on kihiti ja siis ta vajus sellesse kurbusesse ja siis sealt kurbusest tal tulid pisarad, ta sai aru, et tegelikult kui palju ta tegelikult oma peret armastab, kuidas ta ei taha seda peret kaotada ja ta taastas selle nii-öelda need suhted ära, sest see sama, mis me enne ütlesime, et kui sul nagu põhimõtteliselt naine enam mehesse ei usu, siis on päris pahasti kõik. Aga võimalik on see, et kui naine näeb seda transformatsiooni selles mehes, et selles mehes on päriselt ka midagi muutunud, et sellest vihasest kurikamehest on saanud selline mees, kellel silmanurgas on pisar võib-olla vahel, kui ta vaatab oma peret ja oma lapsi ja nii edasi, siis see annab naisel selle lootuse tagasi ja siis toimub see muutus. Ja siis niimoodi sellest mehest saigi nagu normaalne ühiskonna liige tagasi, ta oli ülimalt tänulik, et ta sellest nagu sellest vihataagast sai lahti ja see on niisugune lihtsalt nagu hea näide, kuidas need tunded on kihiti, kuidas need vihaga kontaktid ja nende kurbustega kontaktid on olulised nagu inimeses ära taastada, et inimene muutuks jälle nüüd elavaks inimeseks. Super. Kas sa mõne sõnaga jagaksid, kuidas sa seda vihaga kontakti saad ja kuidas sa seda välja elad oma kliendiga? Jah, et need on ühed ägedamad tööd. Yeah. Nad on natukene alguses, kui ma neid tegin, siis olid endale ka hirmsad. Sa ei tea, mis hakkab juhtuma. Sa ei tea, kuhu see viha lahti läheb. On ju. Aga üks meetoditest ongi see, et sellises, selleks on selline spetsiaalne nii-öelda seanss, kus inimene on, istub silmad kinni või lamab ja ma viin ta sellesse see on hästi delikaatne kõik, on ju, hästi õrnalt kiht-kihi haavalt, nii palju, kui ta suudab konkreetsel korral nagu vastu võtta sellesse olukorda, kus see viha on tekkinud. Et ta alguses võib-olla ei mäletagi, aga siis see tuleb talle meelde. Ja sealt tuleb tal see viha emotsioon tuleb ülesse ja kui see tuleb ülesse, siis sellega peaks midagi tegema. See on, vedru läheb lahti, see on tohutu energia. Ja selleks on siis erinevad sellised kehalised tehnikad,
kuidas seal on nagu erinevad viisid olenevalt inimesest ja situatsioonist, kas siis on läbi lihaste pingutamise ja lõdvestumise või ka näiteks füüsilise sellise nii-öelda kas jalgadega surumise, kätega surumise, padja peksmise. Et kuni selleni välja, nii et ükskord oli mul selline klient, kus üks oli naisterahvas, tal oli tohutu viha sees ja nii, et ta hakkas käima, tal oli 6 foobiat, kui ta tuli. 6 erinevat foobiat ja nende foobiate taga oli, tihti on nii, et nende taga on üks konkreetne asi. Ja kui sa selle ühe teatud probleemi kinni surud, siis need foobiaid võib 20 tükki tulla, sest see lahendamata probleem genereerib neid kogu aeg juurde. Siis oli see viha teema, seal oli küll viha oma ema vastu. Ja talle oli see minu padi tundus väike. Nii et ta käis oma suure padjaga, igavene suur padi oli tal kaasas, ütles, et võt see on see padi, mida ma nüüd peksan. Ja ta peksis seda ja oli ilgelt vihane, kuni siis ühel hetkel tekkis selline nii-öelda justkui niisugune ruumis läks kuidagi kergemaks ja sellest vihast muutus kurbus. Sellest kurbusest kukkus ta läbi armastusse ja ütles, et ema, et ma armastan sind. Põmm. Ja ühe korraga, see oli, ma ei mäleta, kas 6 või 8 pooleteist tunnist korda. Ja sellel viimasel korral tal oli veel see viha jäänus oli veel seal sees ja tuli selle vihaga ja läks armastusega ja 6 foobiat olid naksti läinud. Mis need foobiad olid, kui sa mäletad? Kuna see oli seotud emaga, ja. Siis tal oli, ema oli siuke vanem inimene, siis ta ei julgenud vanemate naistega ühes ruumis olla. Siis tal oli see, et ta ei julgenud liftiga sõita, sest tal oli siuke hirm, et kui siia tuleb naine sisse, järsku tuleb mingi vanem naine sisse, kes tal toob selle ema, seal oli jõhker lugu ka taga, et järsku tuleb see meelde, ühesõnaga seal oli, need olid need, mis mul praegu meeles on. Triggerid nii-öelda. Aga see on see transformatsiooni ja kvanthüppe koht, et kus sa saad nii-öelda ühe seansiga, aga sellele loomulikult eelnesid need eelnevad seansid. Aga ta tuli igal juhul sellel päeval, tuli vihasena ja läks täiesti teise inimesena ja ütles, et kõik foobiad on kadunud ja kõik on korras. Wow. Et see on see, et miks tundeid ei tohi alla suruda. Et see meestele ka üks kindel sõnum. Ei suru alla kurbust, ei suru alla viha. Täiesti eraldi teema, me täna ei jõua seda rääkida, aga et miks see viha miks kardetakse viha alla suruda, sest kardetakse, kõik on näinud, kuidas viha väljendatakse ebakonstruktiivselt. Ja. Antakse molli. Aga see on juba kõige suurem äärmus. Viha tegelikult annab sulle signaali, et su piire ületatakse ja sa ei pea sellest nagu nii-öelda koledalt. See on lihtsalt, see on kõigest, sinu nii-öelda armatuur laual on üks tuluke. Sul läks midagi punasesse. Ja kui sa seda eitad endas, seda armatuurlauas, sa tahad seda üldse, et ma olen nagu viisakas inimene, mul ei olegi armatuuril siukest tulukest, siis loomulikult sul osa signaale sinu elust jääb saamata üldse. Aga mis oleks hea viis, ütleme sellises avalikus ruumis või kusagil olukorras seda viha tulukest mitte ignoreerida? No kõigepealt on see, et esimene asi, et sa teadvustad, et viha ei ole halb tunne. Tähendab, ühtedel meestel on see viha nagu kohe võtta. See ei ole nendest. Me räägime nendest people pleaseritest praegu. Ja. Et viha on lubatud tunda. Esimene samm. Teine samm on see, et hakata seda jälgima endas. Eriti hea on seda õppida läbi oma keha, et tuleb mingi tunne, äkki see on viha. Et kus see mu kehas asub? Et mis toimub, et milline mu hingamine on, kas sul tuleb mingi adrekas peale, kas sul, ma ei tea, lähevad käed kuumaks, jälgida läbi keha. Ja mõtled, et see võib olla näiteks viha. Ja mis situatsioon on? Tavaliselt see on ikkagi siis, kui sinu piir ületatakse, keegi midagi teeb kuskilt ja sa tahad nagu reageerida.
Sa oled nagu viisakas, aga kuna sa oled meele järel oli ja siis sa tahad isegi sellele nii-öelda, kes sinu piir ületab, olla ka jällegi meele järele ja siis sa lihtsalt lähed kuskile minema ja Neelad alla nii. neelad selle alla. Ja kui sa oled palju alla neelanud, siis ühel hetkel lihtsalt mis siin salata, see hakkab nagu tervisele. Just. Seal on nagu tehnilised või siuksed biokeemilised reaktsioonid, jälle eraldi teema, pikk jutt, et see on nagu need ära tõestatud, on ju, mis siis juhtub. Lühidalt öeldes viha lõpeb vähiga. See on viha lõppstaadium. Täitsa võimalik, absoluutselt. Absoluutselt. Selle kohta on muidugi jällegi eraldi teema, aga on olemas selline ka teadvus, onkopsühholoogia, mis uurib just psühholoogilisi ja onkoloogilisi põhjuseid. Ja nagu 5000 aastat vana Ayurveda teadus ütleb, et 75% haigustest on psühholoogilise algpõhjusega. Mitte kõik on ju. Aga kui sa elad tuumajaama lähedal kuskil, siis oled väga püha mees, aga ikka on ju. Aga mina usun ja minu praktika näitab ja kui ma olen inimestega töötanud nagu tervise küsimustes on ju, kus arstid ütlevad, et midagi ei saa teha, et näed, kõik analüüsid on ju korras kõik on ju, aga sa oled nagu läbinisti haige tegelikult. Täpselt. Aga tulles tagasi selle viha lahendamise juurde avalikus ruumis. No vot, ja siis, kui sa oled nüüd avalikus ruumis sellega on ju, eks siis loomulikult sul ei ole seal käed vabad. Nii. Sa ei saa ju kellegile midagi nagu füüsiliselt seal teha on ju ja kas peakski, aga kõigepealt, et sa tunnistad endale, et nüüd ma läksin vihaseks. Sa saad juba teada, et nüüd sa pead midagi tegema ja edasi saad minna ja siis vastavalt võtta see teema ülesse. Et sa ei lähe mitte seda rada, nagu sa oled võib-olla 10, 20, 30 aastat teinud, et sa oled meele järele kõigile, aga sa julged ka vastanduda. Sa julged oma sõna öelda, sa julged öelda, et sa oled teisel arvamusel. Ja juba sellega sa muudad põhimõtteliselt nagu põhiliselt sa muudad selle situatsiooni ära, et sa julged olla mees ja julged öelda, et sa oled teisel arvamusel ja sa julged ka öelda välja, mis kohas sa teisel arvamusel oled või millised on su ettepanekud nii-öelda. Ma olen äärmuslikel juhtudel soovitanud inimestel kasutada sellist abivahendit, et kui sul see emotsioon on üleval ja sa ei taha seda nagu raisku lasta, sest tihtipeale selle vihaga ühenduse saamine on juba haruldane. Vau, siin ta on ju, et sellel hetkel seda välja elada, siis mina olen soovitanud inimestel ja ma olen ise proovinud, et võtate oma telefoni taskust välja, see ei helise ega midagi, paned ta kõrva juurde niimoodi, nagu sa räägiksid kellegile ja siis paned kõva hääle, kurat, mul ei sobi see praegu raisk. Kuule, väga hea mõte. Ja kõik, kes vaatavad su poole niimoodi, et nad saavad aru, et sa räägid telefoniga ja neil kaob sinu vastu huvi hetkega ära. Et nad lülitavad ennast sellest situatsioonist välja, aga sina saad oma emotsiooni välja elada. Jah. Jah, et see on siis, et see on, kui sa oled kohe seal sündmuskohal ja sul on vaja kiiresti ja sa ei jõua autoni minna ega õue minna, kus autos ennast tühjaks karjuda. Aga auto on ka, ma just mõtlesin selle ajal, kui sa rääkisid, et väga hea viis, et meie liikluskultuur ju tihtipeale triggerdab meid. Et võta seda kui teraapiat. Iga kord, kui keegi sulle ette keerab ja kuradi pidurdab sulle eest, siis selle asemel, et vajutada pasunat, loodetavasti, kui sa oled autos üksi, siis paned täiega, lihtsalt karju ennast tühjaks, sest see on... Sõimata võib ka, isegi ropendada võib. Palun ropenda täiega, eriti kui sa oled üksi autos. Lase see loom endast välja seal autos, see auto kannatab selle ära ja need klaasid ja seinad kaitsevad sind välise eest, et sa saad tegelikult seal auru välja lasta väga hästi. Ma näiteks ise, liikluse ja mind absoluutselt närvi, absoluutselt, ma ju tean, kuhu ma lähen. Ma ju tean, kes seal sõidavad. Mul ei ole ühtegi ootamatut asja seal, absoluutselt. Aga kui mingid asjad vihastavad, vahel juhtub, siis mina luban endal sõimata ja ropendada nagu täiega, aga ma teen seda enda sees. Teised ei kuule. See on minu emotsioon, see on minu inimõigus ja seal ma tuletan kõik meelde, mis kunagi kuskil nooruspõlves või kuskil koloosi ajal, kuskil koloosis käies kooli ajal, mis seal siis sai kõik õpitud, võt siis sealt tuleb kogu see tekst meelde. Ja see töötab ja see on nagu väga vabastav, on ju. Et see on selline algaja, vihastaja
sellised esimesed sammud võivad vähemalt endamisi ropendamine lubatud. Ja et seda teemat nüüd kokku võtta, siis mulle väga meeldivad need sinu töövõtted, Martin, et see on põnev, kuidas sa seda teed ja kindlasti ma soovitan meestel kas või järele proovida, kas või tulla lihtsalt vestlusele, et näha, mis kas või saada seda positiivset peegeldust, et vau, mees, sul on kõik nii hästi, on ju, pane täiega edasi, see, mis sa teed, ongi äge. Ja mul on olnud ka selliseid kliente, kellele ma olengi öelnud, et mis iganes sa teed, jätka samas vaimus, see on kuradi vinge trip, mis sul on. Mina ei muudaks mitte midagi. Aga kui sa tahad ikkagi nagu areneda või kasvada ja sa ei ole valmis nagu silmast silma kellegile nagu tunnema ja tunnistama, et sul ei ole kõik hästi, siis mina just soovitan neid online koolitusi. Mul on esimene tase on parim armastaja, käi see läbi, või siis tule 1. septembrist hakkab pihta see puhta naudingu meister, kus me lähme, parim armastaja on suunatud sinule endale, kus sa õpid enda seksuaalsust kontrollima, enda keha, enda energiaid juhtima ja näiteks vahekorda pikendama. Mehed, kellel on enneaegne ejakulatsioon, me pikendame selle kursusega 5 minutilt selle 5 tunnile sinu vahekorra. Ja teine tase, siis on juba töö siis sinu partneriga. Seal sa õpid tundma seda naist, kuidas pakkuda talle naudinguid, kuidas teda lugeda igas olukorras. Ja niimoodi me kasvame, seal tuleb veel 3. tase, kus me lähme hästi intiimseks ja hästi tiibiks ja seal ma jagan juba neid selliseid tehnikaid, millega ma tervendan inimesi. Väga hea ja ma arvan, et me paneme ka need lingid kõik ülesse. Kui me paneme selle podcasti info ülesse, siis tulevad sinna alla ka meie kontaktid koos kõigi vajalike viidetega. Nii et ma paneksin siia ka selle podcasti puhul väikese boonuse ka, sooduskoodi, et kui sa nüüd suutsid selle podcasti lõpuni kuulata, siis siin on sulle kingitus, et seda me sinna alla kirja ei pane, aga siia videosse see jääb, et kasuta sooduskoodi MEES, suured tähed, 4 tähte MEES ja saad igalt minu tootelt 10% alla. Väga hea. Ja täpselt samamoodi siis on alati võimalik pöörduda minu poole. Jällegi, nagu see Igor väga hästi ütlesid, et alati ei pea olema mingi probleem. Probleem absoluutselt, aga vahel on ka vaja sellest, et kõik on niigi hästi, aga tahaks veel paremini ja milleks siis raisata aega. Et saab ka sellist kiirendust ja kuna ma räägingi, et ma töötan ettevõtjatega tihti, siis väga tihti on see, et ettevõtja, kes tuleb ärieesmärkidega, leiab seda, et on mõni selline nagu mingisugune ankur kuskil jala küljes. Ja me saame aru, et ilma selleta edasi ei saa. Jälle toon kiire näite, et väga tihti on mulle viimasel ajal tulnud perefirmadest neid nooremaid poegi. Et praegu on selline põlvkondade muutus, kus vanema põlvkonna siis mehed hakkavad ärisid üle andma. Ja need nooremad pojad, need on natuke teisest puust. Ja need vanad 90ndate stiilid juhtimises veel on mõnes kohas nad alles. Ja seal ei saa muidu ümber kuidagi, kui tuleb töötada läbi see suhe isaga. Et poistel on see väga tähtis, kuigi see poisid on võib-olla 30-aastased juba need poisid. Ja vahel on jällegi nii, et tulevad mehed hoopis ja naised loomulikult ka teraapiasse ja selgub, et kuule, et siin ei ole teraapiaga mitte midagi teha. Sul on tegelikult kõik hästi. Et inimesed ise mõtlevad endale probleeme juurde ja siis ütled, et tegelikult on sul kõik hästi, et lähme hoopis coachinguga edasi. Sellepärast, et ei ole mõtet seda kunstlikult kuskil kaevata, kui sul kaevata midagi ei ole. Ja coachingu ja teraapia vahe on siis selles, et kui teraapiasse tullakse, et saada millestki terveks või millestki vabaneda, siis coachingus minnakse kõrgemale tasemele. Kui sa oled juba tegija, aga coach tõstab sind järgmine, see on nagu treener. Kui sa oled juba partner. Ja, kui sa oled juba kõva tasemel sportlane, siis coach aitab sind näiteks olümpiale. Ja
vahe on ka selles, et siis coachingus me ei hakka minevikku puutuma. Seal me minevikku ei kaeba, me ainult keskendume tulevikule, kogu aeg on eesmärgid ja aitame lihtsalt, coach aitab sul selliseid eesmärke saavutada, annab kõrvalt tagasisidet, vaatab, analüüsib ja aitab sul saavutada veelgi paremaid tulemusi. Täpselt. Nii et väga palju oli täna teemasid, millest me arutasime, see oli Igor, aitäh sulle, et sa tulid, tundub, et me peame ikkagi seda jätkama, sest neid teemasid on nii palju ja meilt kogemust ka ja loodetavasti, et mingil teisel korral me saame siin veel kokku, nagu me täna isegi oleme rääkinud, et võib-olla teeme ka vene keeles. See oleks huvitav. Ja jätkame neid huvitavaid meeste teemasid ja proovime neid üha sügavamalt ja samal ajal ka lõbusalt analüüsida. No meie siin omalt poolt muidugi arvame, et need teemad huvitavad teid, aga kui siin jäi midagi olulist mainimata või tekkisid sinul seda saadet kuulates küsimused, siis jäta need siia kommentaaridesse alla, ole julge ja kirjuta oma kommentaar, mis sa sellest saatest arvad või mis küsimused sind nagu puudutavad, et kindlasti Martinil on neist abi, et oma edaspidisid saateid selle järgi kohandada. Jah. Aga siis võtame otsad kokku ja aitäh ka kuulajatele ja järgmiste kuulamisteni. Aitäh, Martin, ja kõik head teile. Head aega. Nii mees, ma õnnitlen sind, et sul jätkus kannatust vaadata see video lõpuni. Ja siin on sulle väike preemia minu poolt. Vaata siin video all on kirjelduses link, kus ma räägin 10 veast, mida mehed teevad suhetes naistega. Need on olulised vead, kui sa need oma elust elimineerid, on sul palju paremad suhted naistega ja sa võidad nende tähelepanu ning armastuse. Selleks vali alt olev link, mis viib sind webinarile Vastupandamatu mees. Ootan sind seal. Ole terve!